Pohmellipäev, mul on pohmellipäev, mul on pohmellipäev, Mattias Noriga, pohmellipäev, podcast pohmellipäev. Hei, tere, pohmellipäev, Mattias Naaniga podcasti kuulaja. Algas uus osa, sest sa vajutasid play kuskile. Täna on meil stuudios Vootelepäi. Selles mõttes esimene inimene, kes tuli oma koduloomaga. Ta võib-olla hüppab ka kaadrisse minagi, aga point see, et muidu on meil siin siuksed, mitte nagu tõsised ja päris inimesed ja kindlasti pole siin olnud ka poliitilise backgroundiga inimesi, aga kuna on tulemas see nii-öelda siis avalike töökuulutuste periood Eesti linnapiltides ehk siis kohalikud valimised, siis ma mõtlesin, ma kutsun inimese, keda ma tean, kellel veidikene on kogemust mingisuguse poliitikaga. Kutsun siia ja siis vaatame, mis saab. Nii et Vootelepäi, väike tutvustus, kes ei tea, kes on Vootelepäi, kõik poliitilised ametid vist algavad sõnaga endine. Ja, õnneks küll. Kelle õnneks, kelle kahjuks, aga praegu küll endine igatepidi. Et endine siseministri nõunik või mis iganes need väljendid on nõunik õige või? Ja, on siis kindlasti mõne arvates on püsiv julgeoleku oht Eestile on ju. Siis pervert oled ka mõne arvates Riigikogu nõunik. Pervert ja julgeoleku oht koos on teid seotud natuke. See peab olema topelt. Ma olen julgeoleku oht, sellepärast, et ma olen pervert. See ei käi niisama, Mattias. Ma mõtlesin eraldiseisvalt ka pervert. Nii palju korraga ei jõua. Ja siis ilmselt kõige kõlavam nimi, mis sulle on pandud, on Vupli-sots. Seda ma ise polnud isegi kuulnud, aga eks sa tead paremini. Ma neid, mingid asju on veel öeldud, ma võib-olla neid ei hakka nimetama kõiki, aga... No mu enda lemmik on Lilla Kardinal. Kes selle ütles? Ma ei arva nimesi nimeta, kuskilt jäi. Ei tea, siis kui seal oli see koalitsiooni moodustamine kunagi ja oli abieluvõrdsus oli hullult teemaks, mäletad, oli niimoodi, et nagu Kaja Kallas oli alguses, et ei taha ja siis pärast oli äkki, et teeme siis ära. Et siis ma seal tegin mingisuguseid erinevaid trikke, et kirjutasin sõpradele poliitikas, et kuulge, et Eesti võiks saada esimeseks nagu former Soviet blokk riigiks, mis teeb abieluvõrdsus ära ja siis tuli poliitikas nagu ilmus lugu selle peale, et miks Kaja Kallas ei tee, kui hääled on koos ja ma natuke trikitasin seal ja siis selle peale mõned inimesed said seal pahaseks, et see oli vist Meelis Adanen kutsus mind homoajad tollaks. Ja siis Lilla Kardinal oli ka kuskil käis läbi tõepoolest. Aga kuna me mõlemad Lütsebi backgroundiga, et siis see Lilla Kardinal oli minu jaoks nagu kuidagi nagu südamelähedasem võib-olla kui homoajad tolla. Just, ja eks see ei ole isegi Lütsebi vilistuste jaoks, see on mingi solvang isegi. Need naljad lihtsalt lohisevad maha. Me saime seda eest tagant ja võlgu nagu terve aja selles suhtes. Sa käid leesikoolist, sa lähed ju Lilla. See oli käivad ainult Lillad. Ja siis kuna mul on iga külalisega väike personaalne seos ka, päris võõraid siia tavaliselt ei lase, siis Vooteliga ma olen koolivennad Lütsemist, nagu ta just ütles ja põhimõtteliselt olid mu õeklassi vend vist. Kes siis nagu, ma mäletan see nagu, kui rääkida kuidagi veidrate sõnadega, siis see nagu olid vahepeal mu elus nagu pildis, sest koolis käisime samas kohas ja siis läksime laiali on ju, siis mingi hetk kadusid ära. Narvisite mind massoga täiega. Oli või? Mis me ütlesime? Lilla Kardinal. Ei, Lilla Kardinal veel ei öelnud. Masso ütles kindlasti põhtähega sõna. Tead küll, aga selles suhtes tal käis, see oli nagu... Ja põmbea, seda mõtled. Ja põmbea. Hästi kindlasti aga üks lühem sidesõna, mida ta kasutas. Prantsuse keelest tuleneb, nii et selles suhtes nagu ikkagi, truu nagu kooli vaimule ja niimoodi. Just, oot, siis ma isegi ei tea, mis ma... No okei. Aga nii, kas sa oled ju, on ju osalenud poliitikas, on ju, selles mõttes, et praegu sa oled, me peame siin ütleme välja, et nagu nii-öelda siis apoliitiline, see on ju. Et sa ei osale nagu kuskil, ütleme... Ei, valimistel ma ei osale, jah. Nii et pane nüüd see kommentaarium kinni, kui sa juba hakkasid, et ma siin nii-öelda sotsidele platvormi annan või midagi. Pane see kinni, Vootele osale valimistel. Kui ta ühe hea asja ütleb sotside kohta, siis ma palun, et ta ütleks midagi head ka EKRE kohta, nii et see jääb kõik väga neutraalseks. Ma proovin siin mingit ERR-i vaibi hoida.
ERR-i vaibi hoidmiseks ma peaksin Isamaa kohta oskama väga palju head öelda võib-olla. Just. Täna oli see, et see on ka veidi sinuga seotud, ma ei tea, palju sa seda viitsid rääkida, aga täna vaatasin Tere hommikut ja siis oli seal... See on see Kanal 2 oma. Ja siis oli selle eelarve kommenteerimine, eelarve vist eile pandi riigieelarve pandi kokku või presenteeriti või midagi, mis iganes, ma ei tea neid väljendeid. Ja huvitav, mis erakonnast inimene sai tulla kommenteerima? Ja arvestades, et tegu on Postimees-grupiga, ma pakun, et see oli Urmas Reinsalu. Ja pool jutt on lihtsalt kõigile puidupanek, et kuidas kõik on valesti tehtud ja täielikud idioodid on kõik. Viisakalt öeldes. Jaa, aga vaata, see ongi niimoodi, poliitikas ongi see, et kõige lihtsam on rääkida nendel, kui valesti kõik tehtud on, kes ise midagi tegema ei pea ega vastutama ei pea. Et tegelikult ju, kui me vaatame siin natukene ajas tagasi, pool aastat tagasi, Michal ju kutsus nagu Reinsalu valitsus ütles, et kus viga näed laita, seal tule ja aita ja siis aga Reinsalu lähtus sellest põhimõttest, et kus viga näed laita, seal mine ja laita. Ma mõtlesin, ta on seal kuskil valitsuses, et ta lihtsalt nagu Reinsalu. Läks siis ta ei saa öelda halvasti midagi vist. Ei kui sa valitsuses oled, siis on nagu natukene, sa saad mingites otsustes loomulikult sa saad kritiseerida, et jah, me ei olnud meie esimene eelistus, see oleks teistmoodi võinud teha, eks ole. Aga jah, sa nagu otseselt nagu eelarvet sa ei saa nagu kritiseerida, sellepärast, et see on selle sa oled ju kokku leppinud, et see oleks nagu imelik öelda, et ei, ma ei ole nõus selle eelarvega, mille ma ise kokku leppisin. Ma mõtlen, kui nüüd keegi oli nagu Reformist kirjutaks Tere hommikusse, et kui ma tuleks homme, annaks oma vaatepunkti, mis sa arvad, mis see tõenäosus on, kas seal on üldiselt, tundub, et seal on vist külalised on piisavalt. Ma olen kindel, et Reformierakond kirjutab sinna ja ma olen kindel, et nad pakuvad ja tegelikult eks nad ikkagi võtavad erinevaid inimesi ka, aga selge on see, et ühele erakonnale antakse seal väljaannete grupis võib-olla vähemalt mõndades kanalites natuke rohkem platvormi ja tõsi on ka see, et ütleme tele ja selline visuaalne meedia, seal on ikkagi see, et natuke tahetakse siis nagu lärmi või agressiivsust võib-olla rohkem, et Keskerakond, neil ei ole võib-olla midagi nii palju öelda, Reinsalu nagu lihtsalt täristab nagu eetri täis ja siis inimesed jäävad rahule on ja nagu näha, see toimib, eks ole, ma ei mäleta, mis Isamaa toetus praegu on, mingi pea 30% juba või midagi sellist, eks ole, et see asi nagu toimib. Ega see nende toetus on nagu see, et nad ei ole ju mitte midagi teinud, neid toetatakse sellepärast, et Reformierakond ja praegune koalitsioon on lihtsalt ei ole võib-olla nagu väga populaarne või et see on nagu vastuhääl, see ei ole see, et te olete nii ägedad, me toetame teid selle pärast, vaid see on seepärast, et lihtsalt need teised meile üldse ei meeldi, seega me toetame teid, et see on siuke. Kas kunagi on olnud üldse nii, et nagu hästi hea reiting on nagu ametis oleval valitsusel, et kõik on nagu tuus ja kõik on nagu, vist on hästi. Ei tea, ikka Eestis on tegelikult olnud selliseid aegu ka, et ma peast need numbreid muidugi ei mäleta ja ma ei olnud siis ka veel võib-olla nagu selles vanus, et ma neid nagu jälgiks, aga kui me mõtleme tagasi sellele ajale, mil oli tegelikult ju, mis oli 2008, 2009, 2010, et oli ju majanduskriis päris tõsine ja mingi selles suhtes tõsine, et kui praegu ikkagi räägitakse sellest, et mõned inimesed tõesti ohivad sellepärast, et nad ei saa endale jälle uut autot liisida või minna nagu, ma ei tea, Puketisse nagu puhkama 3 korda aastas. Et siis oli ikkagi ju see, et meil olid põldude peal tühjad pooleli jäänud majad ja valmis majad, kust inimesed olid välja tõstetud. Et selles suhtes nagu need olid, see olukord oli palju hullem. Aga Ansipi valitsus oli minu arust ikkagi, ta toetati üsna normaalselt ja minu arust toona ta ju isegi olid valimised keset seda kriisi ja ta võitis nendel kriisi ajal. Et see tegelikult on nagu võimalus küll, aga selleks on see, et sul peab nagu inimestel peab olema selline tunne, et sa saad nagu usaldada neid inimesi, kes nagu toimetavad ja praegu seda usaldust lihtsalt ei ole. Praegu oleks nagu perfektne sitt olukord selles mõttes, et nagu mingi suur kuradi Vene karu on ukse taga ja nagu võiks ju olla nagu mingi väike ühtekuuluvus asi, et nagu ühise eesmärgi ma arvan, et sellistes asjades oleme ikka nagu ühise eesmärgi taga ja ega tegelikult seal ju ka ei ole, enamikel Eesti erakondadel ei ole omavahel nagu mingisuguseid eriarusaame. Aga sellest jah, et kuidas meil siin nagu selle eluga edasi minna, et kui sul on selline
noh, kui on Reformierakond, Eesti 200 on ühest küljest nagu noh, jällegi ma ei saa siin rääkida ilma, et ma läheks poliitiliseks, muidu ei oleks selle vestluse väga palju mõtet, aga noh, et noh, piltlikult öeldes, et kui nagu kevadel oli nagu vaja visata sotsid valitsusest välja, sest et noh, kurat võtaks, nad tahavad ainult nagu raisata ja makse tõsta ja üldse kärpida ei taha, onju. Ja siis sa nagu pool aastat hiljem võtad vastu eelarve, kus sul on nagu lihtsalt nagu 2 miljardit puudujääki, tuimalt, 4,5% nagu jooksev puudujääk, mida me kõik maksame, eks ole, ju tegelikult intressidega kinni, onju. Et noh, seal on siis nagu see, et noh, kus see siis nagu oli või mis seal siis nagu toimus, eks ole. Et kus see efekt siis oli, et noh, et seal oli nagu, see on niisugune tavaline Eesti poliitika värk, et noh, kui sul midagi läheb halvasti, siis anna sotsidele nuga ja looda, et reiting tõuseb, aga noh, seekord ei tõusnud. Pere üritas Tallinnas sama teha ju tegelikult, et noh, see on nagu, mida sa ütled nagu muidugi inimese kohta, kes üritab nagu noh, erakonna kohta, mis üritab nagu lühikese perioodi jooksul teha nagu sama asja ja loota nagu erinevat tulemust, et noh, Reformierakond seda tegi, et noh, kõigepealt valitsusega, noh, nüüd neil on valitsuse reiting on seal mingi 10% kandis vist või mis iganes. Ja noh, Tallinnast rääkimata, et noh, see oli ju eriline epic fail. Aga ega see riigivalitseja muidugi, eks ma saan aru ka neist, ega see olukord nagu kaugeltki ju lihtne ka ei ole. Full kõrval põige, mis see sellest su isiklik arvamus, kui see iShowSpeed Eestisse tuli, kas see on nagu peaministri asi või mida teha nagu, et noh, ma saan sellest PR-ist aru, mulle tuli alguses see oli jumala tuus, ma vaatasin laivis seda iShowSpeedi asja, siis mul lähevad Stenbocki, lastakse sisse lihtsalt ainult uus ja siis kui oled ära vaadanud sellist korra mõtted, et nagu näed neid kommentaare, kes on noh, tõenäoliselt kellega ma üldiselt ei nõustu ja siis nad toovad head pointid välja, et kas praegu nagu on see aeg, kus nagu tegeleda sellise asja. Ai noh, eks seal see on niisugune, et ma arvan, et noh, kogu selle asja juures nagu võib-olla õiget ja valet vastust ei ole, noh. Ma saan aru, et me maksime selle eest seal mingi paarkümmend tonni raha ka, on ju. See on köha. No see on köha. Mul on väike köha, nii ma võin köhida võib-olla vabandust ette juba. Aga jaa, et noh, et see summa oli väike, jaa, et see summa oli väike, aga noh, ma ütlen, et noh, mina ei olnud sellest influencerist varem kuulnud, noh, kui ma lugesin ta tausta, siis noh, minul tekkis küll nagu küsimusi ja ühtlasi noh, kui sul on selline noh, põrkepall, kes põrkab ringi ja plähmerdab ringi ja on mingi iShowSpeed, on ju, et noh, siis kus sa tead, et oma speediga ei jõua lõpuks välja, nagu ma ei tea, Venemaale või Põhja-Koreasse või kui iganes, on ju. Et noh, kas sa tahad nagu sellise inimesega ennast nagu afilieerida, oleks nagu noh, minu küsimus, on ju. Ja noh, eks seal nagu vist oligi nagu mõned hetked või mingi nädal või midagi sellist hiljem oligi juba küsimus sellest, et ta tahtis nagu järgmist projekti teha Venemaal, eks ole. Ja siis Leedu ütles, et okei, kuule, sellisel juhul meie lihtsalt ei maksa. Läti vist tegi sama. Meie olime vist juba ülekand ära teed, sest me oleme tublid, on ju. No vaata, nagu me vaata kaitseinvesteeringuid teeme, on ju, et noh, et kui läheb nagu 16 milli nagu kuskile kogemata nagu valel ajal välja või kanname topelt, siis pole hullu, jätame ette maksuks, äkki teinekord läheb vaja nagu 10 aastat hiljem oleme andnud lihtsalt 16, ma ei tea, mis igas paarkümmend miltsi oleme andnud mingisugustele ameeriklastele lihtsalt intressivaba laenu nagu, see nagu aga kas selle kaitsekuluga vist see ka Reinsalu silmis, et no, et muidu vastandus kõigele põhimõtteliselt, mis seal oli, aga praegu mis siuke aeg, kus nagu see on siuke bipartisan suhtumine, et kõik on selle poolt, et kaitsesse peab rohkem panema. Või ma olen lihtsalt nii mitte informeeritud, et tegelikult on mingi leer, kes ütleb, et lõpetage ära, et see... No, ma arvan, et seal üldiselt nagu on kõik ühel seisukohal, et see peab nii olema, et noh, osad on päriselt seal seisukohal, osad on, noh, võib-olla paar erakonda on sellised nagu silmakirjalikud, sest nad teavad, et noh, seal ei ole mõtet nagu väga noh, põrkama hakatast, muidu öeldakse kohe, et see Venemeelne ja sulle meeldib Putin, on ju. Et noh, minu arust, noh, mulle on küll jäänud selline mulje, et EKRE seal aeg-ajalt vastustab mingeid asju, aga noh, ütleme niimoodi, et vist täna hommikul või siin just täna lõunapaiku oli seal Mart Helme, vana Helme oli jälle, ma ei tea, inglite hääli kuulnud või midagi oli öelnud, et Eesti peaks Euroopa Liidust välja astuma, eks ole. Et noh, sükse asju nagu, noh, et see on nagu selline, noh, sealt tuleb seda, me kõik teame, et sealt tuleb seda. Aga kas nemad ongi need, see gäng, kes ongi selle, no ma ei tea, kas see on õige, aga kas nagu, et noh, Eesti on mingis mõttes on äkki nende silmis siis mingi sunnitud osariik Euroopa Liidule, et nemad tahavad välja minna või mis seal nagu kui palju me üldse mingist sõltume Euroopa Liidus, palju neil neid pointe on? Palju neil EKRE-l häid pointe on, vaatele? Noh, seal on nagu
aga neil nagu väga palju ei ole. et noh, ütleme niimoodi, et noh, sa võid seal noh, argumenteerida selle üle, eks ole, näiteks kas massiimmigratsioon on hea või mitte, eks ole. Noh, meil Eestis tegelikult ei ole ju mingit massiimmigratsiooni probleemi. Noh, kui me, ja noh, ütleme, need inimesed, kes meil siin juurde on tulnud nagu suurtel hulkadel viimastel aastatel on pigem tulnud Ukrainast ja me saame aru, miks nad siin on ja need, kes on tulnud nagu plaaniga jääda, need on ju tegelikult noh, ikkagi nagu hakanud keelt õppima, proovivad integreeruda, et see ei ole nagu küsimus, et aga noh, kui sa küsid et kui palju me nagu Euroopa Liidus sõltume, siis noh, ma ütleks, et me sõltume väga palju, et noh, meie majandus ikkagi praktiliselt, noh, kui me vaatame siin nagu alates noh, siin 20 aasta jooksul, kui palju nagu kas või investeeringuid me oleme Euroopa Liidus saanud, eks ole, et noh, et kui me võtaksime Euroopa Liidu investeeringud ära, siis noh, ma hästi ei kujuta ette, mis koolimajades me käiks ja mis haiglates me käiks ja milliseid teid mööda me sõidaks või kas need teed üldse oleks seal. Et noh, see on nagu üks pool. Noh, teine asi on see, et kui sulle antakse nagu raha, siis paratamatult selle käivad kaasas ka nagu mingid tingimused, mida sa pead täitma. Et noh, see ei saa niimoodi, et me käime ringi ja ütleme, et kuulge, meil oli nagu noh, 50 aastat meid vallutati ja meil oli hästi paha ja küüditati, et noh, nüüd andke meile lihtsalt tasuta raha. Et noh, sa pead midagi nagu vastu ka tegema. Et noh, nende reeglite täitmine on nagu vajalik. Kas kõik, mis Euroopa Liidust alati tuleb, on nagu noh, see on nagu see, et Euroopa Liidu tasandil sa pead sõlmima nagu kompromissi, mis sobib kõikide nende liikmesriikidele. Ja seal nagu see koht, et nagu juba nende asjade välja töötamisel peaks olema ju meie ametnikud kohal ütlema, kuulge, et see asi meil nagu üldse ei kohaldu, et noh, me ei saa seda teha või meil ei ole mõtet seda teha, see ei ole nagu meie probleem. Et noh, see on see koht, kus läbi rääkida, aga mulle tundub, et et selles suhtes mõnevõrra see kriitika võib-olla on kohane, et küsimus pole selles, et kas Euroopa Liit on halb või hea. Küsimus on selles, kas meil on võimekus nagu enda huve seal alati piisalt esindada, kas meil on nagu piisalt kogenud ametnik, kas meil on piisalt ametnikke näiteks. No, ütleme, võib-olla ma lihtsustaks niimoodi, et sisuliselt meie ametnike arv peab tegelikult meie huvide esindamisel Euroopa Liidus tegema ära samasuguse töö, mille peab tegema Prantsusmaal ametnike arv. Et noh, sa võid ette kujuta, et noh, kui palju rohkem ressurssi on nagu teistel suurematel riikidel ja ametnikke, kes suudavad sellega tegeleda ja võib-olla eksperte, keda palgata võrreldes meiega. Aga seal on rahvaarvu pealt üldse või? Kui mingid ametnike esindajate arv või palju sealt kohti saad seal või? Ei no, need ametnikud, noh, euroametnikud on need, kes töötavad ikkagi ainult Euroopa Liidu juures. Et meie ametnikud on need samad, kes meil siin Tallinnas ministeeriumis töötavad. Selles suhtes, ega need samad meie ministeeriumites on ametnikud, kes teevadki nagu Euroopa Liidule neid asju. Et seal ei ole nagu mingit eraldi, et meil on ühesõnaga, ma arvan, et kõige lihtsam on öelda niimoodi, et noh, meil on tõesti väiksem hulk ametnikke, kes peavad nagu päris palju nagu sellest Euroopa Liidu koormust ära kandma, mis tõttu tõesti, noh, et seal võib teinekord juhtuda niimoodi, et tulevad mingid asjad, mis nagu, kus nagu keegi on meil jätnud mingi asja kahe silma vahele. Aga sinna sa kandideerisid ka ju mingi paar aastat tagasi? 1,5 aastat tagasi ja siis kui... Mis selle ameti nimi on nüüd siis täpselt? See oleks olnud Euroopa Liidu... Europarlamendi saadik. Europarlamendi saadik siis just Eestile või? Just, ikka. Ja palju neid võetakse sinna? Või palju, kui hea skoori pead saama, et sisse saada? No see, mis skoor on, millega sisse saada, sõltub sellest, kui paljud inimesed hääletavad. Aga kokku on seal 700 natuke peale liiget Europarlamendist kõikidest Euroopa riikidest. Ja noh, meil saab sinna 7. Ehk siis nagu, kui sa tegelikult võtad niimoodi, et siis Eestil on see parlamendis, meil on nagu sajandik. Et no see on nagu ikka väga, väga väike osa. Ja noh, mis tähendab seda, et noh, ütleme niimoodi, et iga nendest 7, kelle me sinna saadame, kui me tahaks maksimaalset efekti saavutada, peaks olema selline inimene, kes suudab seal nagu noh, Brüsselist aru saada, nendes koridorides liikuda, noh, mingid keeli rääkida, üleüldse asjast aru saada. TikToki konto avada. Ei no jah, noh, sa võid seda TikToki teha, aga noh, siis sa käidki seal lihtsalt palka saamas nuppu vajutamas ja mingid hüvitisi saamas, aga ega midagi muud sealt ei tule sulle. Aga noh, me saatsime need, kes me saatsime. Aga kas seal võib olla ka seda tõenäoliselt nagu igal pool mujal, et seda kuradi House of Cardsi asja, et noh, et ongi mingid, et noh, et ütleme, et kui oled üks liige Eesti inimesed ongi mingi 1/100 sealt, on ju, et kas siis neil on äkki kasumlik lihtsalt leida nagu liitlasi ja
noh, et umbes kes talle midagi head pakub, selle kamba poolt ta aitab, oma hääle annab. Ei, no, ega poliitika laias plaanis on igal pool samasugune, et No, see House of Cards on kindlasti natuke üle dramatiseeritud ja Ameerika poliitika on erinev paljudes nüanssides, aga ma arvan, et ütleme, mida see Europarlamendi liige saabki teha, on see, et ta saab kas seal nagu chillida ja siis käia Eestis aega, et rääkida, mis Euroopas toimub, mida seal räägitakse, on ju. Aga jällegi võtta teine näide, et ikkagi Kaja Kallas oli Europarlamendi saadikuna, ta oli juba siis häälekas inimene, et temalt juba siis, kuigi ta oli lihtsalt Europarlamendi liige, ta ei olnud siis mingi kõrge volinik ega midagi seal, volinik on meie mõistes oleks siis minister, eks ole. Aga toona ta oli lihtsalt parlamendi liige, aga tal olid sõnavõtud, tal olid kontaktid, ta töötas, ta teadis ajakirjanikud küsisid tema käest asju, et ütleme niimoodi, et tema viis Eestit ikkagi Brüsselis päris edukalt pilti juba siis. Et aga kas neist keegi, kes meil seal praegu on, et ma ei tea, ma ei ole nagu näinud vähemalt, ma ei taha kellelegi liiga teha, aga ma ei ole näinud, et keegi nendest, kes meil nii eelmise satsiga olid, kui nüüd need, kes siis sinna värskelt tagasi valiti, et see on niisugune, Madisson käis Terrasega paaris, on ju, ja siis visati välja, ei tea, huvitav, kas nad sai keelu ka sealt paarist. Ei tea. Aga kui ütleme, mitte, et mina kindlalt tean ja mäletan ja hoian kursis ennast, aga et ütleme, et kui kuulaja üldse ei mäleta, mis rolli see Kaja Kallas saigi? Kuulajal on kõrge välisesindaja. Ta on nagu Euroopa välisminister. On jah? Jesus Christ. Aga see välisminister, sa oled nagu põhimõtteliselt teine vend või pärast siis nagu Ursula von der Leyenit, kes on siis top dog. Jesus, okei. Ehk siis nüüd ei ole see, et kui näidatakse uudistes Kaja Kallase intervjuud, siis ei ole see, et see on meie naine seal Euroopas, vaid ta ongi nüüd Euroopa nagu naine. Ma arvan, et eks ta meil ikka natukene oma on ja ega sa ei saa võtta inimest niimoodi, et sa võtad Eesti peaministri kohalt ära ja siis kõik see, mis ta enne oli, nagu kaob ära ja nüüd ta on äkki nagu mingisugustest, ma ei tea, mingi Brüsseli soolikast läbi käinud, et ega tema nendes rõhuasetustes ja tegevustes on vähemalt esimestel kuudel on ikkagi selgelt olnud näha seda, et see transitsiooni sellest, et kui ta Eesti peaministrina tegeles ikkagi Ukraina ja Venemaa ja nende küsimustega, et siis ütleme, et võib-olla tal see kohanemine uute küsimustega, mis on palju suuremad ja laiemad ja hõlmavad tervet maailma, võtame kas või Iisrael, Palestiina, Gaza, see küsimus. See lihtne teema. Ja see on hästi lihtne teema. Seal ikkagi nii palju kui ma vaatasin, ta sai ikka tuld ja tõrva Brüsselis, sellepärast, et ega see on Euroopas on ka riikide tasandil väga polariseeriv teema ja seal ikka annab orienteeruda. Aga ma näen, et ikkagi praegu ta võib-olla vaikselt on nagu juba kohanemas sellega ja mõistmas, et aga kas ütleme, et kui Kaja Kallas teeks omale TikToki, kas see on nagu halb märk või? Sest tal ju tegelikult pole vaja seda. Ma saan aru, kui inimesed, kes on nagu, et umbes, et varsti saab mingi aeg läbi kuskil ametis ja siis hakkad vaikselt sotsmeediat jälle ellu eratama, et varsti tulevad uued valimised, varsti on uus töökoht vaja saada. Aga kui Kaja Kallas pole esiteks aega, tal pole vaja seda tegelikult ju olla mingi nagu... tal ei ole nagu selles suhtes vaja, et jah, vajadust tal ei ole, aga ma arvan, et TikToki ei ole tal juba sellepärast mõistlik teha, et tegu on endiselt Hiina firmaga ja minu teada on niimoodi, et nagu ka Euroopa riikide siseselt on mingites ütleme ka meie ministeeriumide telefonides näiteks, kui sul on ministeeriumi telefon, mis sul on seal teatud mingi turvanõuded asjad, et kui mul oli siseministeeriumi telefon, sorry, ma ei tõmba sinna TikToki, on ju. Ja ma arvan, et see on selline üleüldine poliitika, et võib-olla, et need kõige nagu tähtsamad ametnikud, et nemad seal nagu et see võib-olla oleks pigem nagu halb maitse, aga kindlasti on ongi erinevaid Europarlamendi saadikuid, kes seal korraliku show teevad, et meil on, eks ole, Jüri Ratas, kes on nagu meelelahutusse sisenenud tugevalt, aga seal on ka mul ei tule ta nimi kunagi meelde, aga seal Maltalt on üks nagu mingisugune räige populistist vend, kes on päris vaadatud nii Maltal kui ka nüüd nagu juba mujal Euroopas, et ta on siukene
ma ei teagi, ma ei oska öelda, et noh, ta siuke nagu mingi üksiküritaja, kes oli vist Maltal, oli juba, Küpros, sorry, ta oli Küproselt ja ta oli juba Küprosel oli enne nagu mingi hull sotsiaalmeedia staar, et noh, ma ei tea, kes meil need sotsiaalmeedia staarid on siuksed natuke. No nagu Isto%. No jah, täpselt. No umbes siukene vend nagu see Isto%, Chris Kärner oli nimist, on ju. No see sotsid seina äärde ja pumppüssiga 3 toime, kuidas mis ta ütles seal. Aga igatahes, et noh, umbes selline karakter ja ta suutis ennast nagu Europarlamenti kuidagi saada siis selle sama, noh, oma nii-öelda fännibaasi pealt sealt Küproselt ja noh, ta teeb seal ka ikka sellist päris nagu kohati siukest nagu, noh, ikka täiesti nagu, noh, pool Vene propaganda nagu content, et noh, see on selline, et noh, ütleme seal need parlamendisaadikud, neil on nagu, nad saavad seal teha ikkagi, mida iganes sa tahad. Nice. Sa võid endale OnlyFansi ka teha põhimõtteliselt. Kuule, aga kui tihe sul oli, kui sa kandideerisid sinna parlamenti, Europarlamenti? Mis see periood, millal see oli mingi pool aastat sa higistad või millal see algab umbes? Pigem oli selline, et noh, et mingi ütleme 3 kuud enne vist kinnitati kandidaadid ära umbes. Ja siis oli, siis noh, ütleme niimoodi, et seal, noh, eks ta läks niimoodi, et kuni lõpuni välja see kogu aeg nagu natukene nagu intensity kasvab, eks ole, et noh, see sõltus ka sellest, et kas on noh, mingid debatid ja sa kirjutad mingeid artikleid või kas keegi küsib sult mingeid artikleid ja noh, eks igaüks teeb nagu ise ka oma kampaaniat kavalt. Minu jaoks oli see noh, esimene ja seni ainus kord, et noh, no selles mõttes pika teksti kirjutamise osas sul probleemi pole, kui sa oled vaatele Facebookis sõber, siis ütleme nii, et seda moore'i ma väga tihti ei vajuta, ütleme niimoodi, sealt tuleb 70 lõiku veel. Vaata, kui sa vajutaks, siis sa ei peaks mind kutsuma siia, et ma peaks seletama neid asju nagu mingi lapsele, aga eliitkooli inimene läbi peaks olema. Pilk maas. Aga see, kui sa kandideerisid, oli Marina ka, on ju? Jaa, Marina ja Sven olid. Sama agentuuri alt hakkasin ütlema erakonnalt. Natali Mets oli. Oli jah. Aga kas sulle kui suur protsent su ajust nagu oli see, et nagu tüüra nii Marina võidab? Et nagu mis ma üldse nagu... Ei, noh, seda ma teadsin, et Marina võidab. Noh, küsimus oli seal selles, et noh, seal on põhimõtteliselt see loogika kujuneb välja niimoodi, et nii palju hääli, kui erakond kokku saab, või noh, nii palju osa kui valijatest, nii palju kohti saab see erakond. Sotsid said 2, Reformierakond näiteks sai ainult 1 Europarlamendis. Et Sotsid ja Isamaa said siis 2 ja seal Keskerakond, Reformierakond ja EKRE said 1 on ju. Et noh, see oli teada, et Marina võidab, aga noh, küsimus oligi nüüd see, et noh, siis kes nagu teiseks tuleb. Et noh, siis kui Marina teeb oma häältega väga hea tulemuse ja teised ka teevad hea tulemuse, saab 2 kohta, siis noh, okei, Marina saab nagu nii, sest tal on nii palju hääli. Teisena läheb sisse see, mitte kes on nagu nimekirjas teisel kohal, vaid see, kes saab nii palju hääli, et tal on nagu teine koht Marina järel. Nii pidi, okei. Et noh, ma selles suhtes, noh, see oli nagu natuke naiivne ja noh, ma ei hakka nagu mingi hämama ka, et noh, et ütleme niimoodi, et noh, mina lähtusin sellest, et Sven Mikser eelmistel valimistel enne seda sai 3000 häält, noh, ta sai ikkagi enam-vähem Marina häältega pigem sinna Europarlamenti. Marina tegi lihtsalt nii suure tulemuse, et noh, lohistas oma häältega Sveni sisse. Et noh, minu nagu loogika oli see, et noh, et kui olukord ei ole muutunud, noh, seni kuni ma suudan üle 3000 saada, who knows, on ju. Et ja ma saingi üle 3000. Ma lihtsalt nagu, noh, tundub, et seekord oli see, et noh, ma ei tea, kas võib-olla Sven tegi väga tubli tööd või noh, ta ju avaldas ka raamatu, mis sai nagu väga laialdast tunnustust, mis võib-olla siis nagu tuletas teda valijatele meelde. Et aga noh, Sven sai lihtsalt 3 korda kõvema tulemuse kui eelmine kord, et noh, seega ilmselgelt ma ei jõudnud sappa ja noh, tegelikult tõele au andes, isegi kui ma oleks jõudnud sappa, siis noh, Natali Mets, kes oli nagu lihtsalt mingi täiesti crazy naine ja tööloom, et noh, tema sai ka minust nagu rohkem, ma mäletan, et need numbrid ei mäleta enam täpselt. Aga in my defense, noh, ma võin öelda, et noh, ma sain ikkagi seal mingi, vist 2 korda rohkem kui tänane välisminister ja ma ei tea, sama palju rohkem ka kui need tänane, noh, kui Terras näiteks, noh, Terras pani näiteks hästi palju kampaaniasse raha, minul sellist rahalisi vahendeid ei olnud, et ma ajasin seda suht sellise, noh, mingisuguse väikse eelarvega. Aga ma arvan, et Natali tegi rohkem, sest noh, praegu niimoodi valge mees olla on ikkagi raske,
ühiskond on muutunud ja need olid ikka charity hääled. Absoluutselt. Mis vaatele läheb jälle seal meil agendat suruma. Absoluutselt, jah. Oota, aga mis sa üldse tegid pärast nagu... Toxic masculinity. Mis sa pärast Lütsemit tegid üldse, sest et siis, kui sa kandideeris, ma nägin nagu, et kus sul see nagu see sõnaosavus, see väitlustuhin tuleb, sest et ma ei mäleta, et sa mingi Lütsemis meil mingi väitlusklubi oleks olnud või et kust see nagu tuleb. Sest ma nägin mingit klippi, kus see Arvamusfestivalil olid nagu jaki ja nahkinnastega ja siis sa lihtsalt nagu komakohtadega ja ilma pausideta panid seal rahvast paika, kes olid kõrval istusid ja mul oli lihtsalt karp lahti, et kus siuke nagu, mis elu sa pead nagu elama, et siuke tuleks või mis sul nagu gümnaasiumis, millal see huvi tekkis üldse, et sinna maailma üldse minna või? No tegelikult meil siiski oli gümnaasiumis väitlusklubi ja ma isegi käisin seal ja tead, kes seda muidu vedas või? Andreas Kaju. See, keda ma kindlalt tean. Ja okei, no mõni kuulaja võib-olla teab, aga ta on ikkagi Eesti kommunikatsioonivaldkonnas on selline tuntud. Ma vist, jah, just. Ta on ka poliitika kommentaator, ta ise poliitikas ei ole, aga ta kommenteerib USA poliitikat näiteks hästi palju, et Andreas Kaju, ma mäletan, oli veel seal juhendaja, see väitlusklubi juhendaja, et jaa, ma seal käisin, aga ma ei tea, ma arvan, et ma olen alati olnud nagu selline nagu natukene vaidleja tüüpi, aga mulle meeldib vaielda sellepärast just nagu selle mõttega, et mitte tingimata alati nagu teha selgeks, et mul on õigus, vaid see on nagu viis, kuidas ma ise saan nagu targemaks, ma mõnes mõttes testin oma ideid vaieldes ja ütleme niimoodi, et eks kui ma sinna nagu debattidele läksin ja ega minu jaoks ju need teemad võõrad ei olnud, sest et ma töötasin ju paralleelselt siseministri nõunikuna, aga siseministri ühtse erakonna esimees, mis tähendab seda, et ma olin paratamatult ka muude valdkondade ja valitsuse teemadega vähemalt pealiskaudselt kursis on ja pealispindselt. Ja ikkagi seda, kuidas nagu Euroopa Liit nagu toimib ja miks ta toimib ja miks ma sinna minna üldse tahtsin in the first place, et tegelikult ma päriselt tahtsin sinna minna, ma ju kandideerisin sinna, ega mind paluti praegu ka, et ma kohalikel valimistel, kuna ma tegin nii hea tulemuse, siis kõik olid siin oi, et kandideeri siin või et ütle, kus sa tahad kandideerida, et me tule ja kandideeri, aga seal on nagu see, et mõni inimene on poliitikas selleks, et olla poliitikas, sest ta tahab nii ilmasti poliitikas olla. Mina ei olnud kunagi poliitikas, seepärast, et ma oleks tahtnud nii ilmasti poliitikas olla, ma tahtsin nagu mingeid asju teha. Mingid asjad saime ka tehtud, eks ole, kas või seal enne mainitud abieluvõrdsus juures sai nagu mingisuguse kuskil seal taustal on mingid minu väiksed kirjad, et seal ega tegelikult sai muid asju ka tehtud, et kas või selle mingi Vene kiriku või Moskva nii-öelda patriarhaadi nagu siuke mõjuvõimu välja puksimine Eestist, et see oli ka nagu seal, ma olin ka selle nagu algatuse juures, eks ole. Et sellest palju räägit, aga see, eks see protsess veel kestab ja see ongi pikaajaline protsess. Et kohalikul tasandil, et jah, selgelt mind ajab närvi, võivad ju ajada mingid asjad närvi, et Majaka tänaval või piisab palju prügikaste või ma ei tea, miks, kes kurat tuli selle peale, kuidas ma ei tea, siit nagu Tehnika tänavalt enda tänavasse keerata, kui sa A. Le Coq Arena poolt tuled. Et sellised asjad ajavad närvi, aga see ei ole, nad ei aja nagu, nad ei eruta mind nii piisavalt, et ma viitsiks nagu täpselt teha kõiki neid debatte, teha enda neid teemasid selgeks ja niisama nagu puusat lahmida ei viitsi. Euroopa Liit ja ütleme, mina olen juba tegelikult ju ma olen nagu aastaid nagu mõtestanud niimoodi, et me oleme Eestis olnud alati hästi sellise nagu julgeoleku keskse mõtlemise, et et kõige olulisem on see, et meil oleks, ma ei tea, mingi raketid ja NATO, on ju. Aga see on nagu see, et nagu kas me tahame või kas me arvame, et meie riik on nagu mingi kuradi, põhimõtteliselt mingi Ameerika piirivalvepunkt kuskil nagu mingi et tegelikult nagu võiks nagu juhinduda ikkagi sellest, et me oleme Euroopas, me peaksime Euroopaga nagu rohkem saama eurooplasteks, et olles elanud Prantsusmaal, olles suheld nagu inimestega teistest riikidest, mulle tundub, et nagu Soomes näiteks või Prantsusmaal see ei ole, kui see ainult tunnetus, et ma tegelikult olen näinud isegi mingeid meediauuringuid sellest, et kui palju kajastatakse ja kui põhjalikult kajastatakse mingeid Euroopa või Brüsseli poliitika teemasid Prantsusmaa või Soome või Rootsi päevalehtedes võrreldes sellega, kui palju meil neid teemasid on. Et meil tegelikult neid teemasid sisuliselt nagu väga nagu ei kajastata, et see nagu justkui on mingi muu asi, mis toimub kuskil mujal, aga me ei saa nagu aru, kui oluliselt see meid mõjutab. Ja kui me nüüd see Ameerikas on nagu, kui see Ameerika lähebki nagu nii hulluks või veel hullemaks, kui ta praegu on, eks ole, siis meil nagu kind of nagu ikkagi see Euroopa on nagu meie best bet, sest muidu on see seis on väga
See, mul tuli ma ütlesin ühes podcastis käisin ja siis ütlesin välja, nagu mind ajas ilgelt kettasse, korraks tulnud kohalikku poliitikasse tagasi, mind ajas ilgelt kettasse see, et vahepeal siis, kui mingi COVID oli ja kui mingisugune no ütleme, kui mingid näitlejad saavad veits nagu minna rääkima kuskile Anu saatesse mingisugustest poliitilistel teemadel, kuskil keegi küsib, et mis sa sellest arvad, ja siis on, see on halb, siis on nagu alati see, et millegipärast ma loen kommentaare ja eks see kõlab ühiskonnas ka, et on need mingid kinni makstud liberastid, on ju. Ja siis ma nagu ütlesin kommentaarina välja, et kes nii loll on, et nad arvavad, et keegi käib rahapakiga ringi, et kuule, Märt Avandi, mine nüüd ütle paar head sõna, on ju. Aga siis sain oma silmakirjalikkusest aru, et nagu üks tüüp seletas mulle ära, et see on nagu kuidagi, nad on nagu ringiga veits selles mõttes kinni makstud, et nagu neile antakse see platvorm justkui. Et et umbes, et Varro Voolaid või kutsuta Hommikarmuga saatesse, et kui hea ja 8 lapse isa ta ikkagi on, vaata, et see mingisugune, et ma nagu veidi nagu avas seda maailma, et aga see on vist igal pool, enamasti ju igal pool demokraatlikes riikides on see, et nagu meedia veidi ongi siukse liberaalse poolsem, et kui sa ikkagi õhutad veidikene mingisugust nii-öelda masside arvates veidi võib-olla vaenulikumat asja, siis võib-olla sa ei saa nagu toredasse nagu hommikusaatesse veidi kõlapinda või ei nagu ütleme, et tegelikult see sõltub nagu saatest ja formaadist, on ju, et miks peakski Hommik Anuga, miks peakski seal Vooglaid lärmama jälle, oma mingi põhilemmikteema on tal homod, eks ole. Et ma ei tea, ma tema asemel nagu üldse ei muretseks homode pärast, et see ausalt öeldes ma alati imestan, kui noor ta tegelikult on. Ta on minust mingi 5 aastat vanemast. Ei, ta ei ole nii noor, ta ei ole, ma vaatan korraks. Ma olen jõudnud sinna, kus ma... aga vaata see ikka siukene, ma ei tea, kas on 8 last või on mingi see suur nagu viha ja äng, mis on nagu inimese teeb ikkagi vanemaks, vaata. Võib-olla. 6 aastat vanemast. Aga selles ma olen kinni ka selles. Ega see ka nüüd mingi mullune vasikas ei ole. Siia tulles just vaatasin, et liftis oli see silt, et 98. aasta lift, ma mõtlesin, et täitsa pekkis, kui vana lift, kas ta ikka veab mu üles, ma vaatasin peeglisse, seal on 88. aasta veel, mida ta kobiseb. Siin polnud veel olemas. Lifti polnud veel olemas. Aga ma olen ise teinud selle vea, et ma olen selles mõttes täiesti valesti elanud, et hästi pikalt ja nagu sa näed siiamaani, ma mõtlen ainult inimeste vanuste peale ja ma ei saa lahti sellest. Ja siis saadki aru, et tegelikult mul varsti 40 on ju ja siis mul on nii, et see mees sai omale filmi rolli nagu, ja ta on nii minust noorem. Ja siis jõuab ilmselgelt nagu ta võib 20 aastat sust noorem ka olla, et nagu superstaariks saada. Ammu on see aeg nagu möödas. Ma ei tea, selles suhtes, et nagu alati sa leiad mingi näite, vaata, et see vend sai IT-miljonäriks alles siis, kui ta oli mingi 45, et tead, mis mul tekib? Mul on kuklas see, et ma ei ole julenud tšekkida seda, aga Ricky Gervais oli mul hästi pikalt see, kes sai nagu, mingi 39-42 või midagi seal vahemikus sai Office'i ja siis sai nagu selle alles siis nagu, siis ta oli pikalt mul see, et aega on chill. Nüüd vaikselt on see, et fuck, ma olen sama vana vist, kui temal see tuli. Ei aga selles suhtes, et mõtleme midagi välja, et me saame, Eestis ei ole nagu ühtegi head poliitsatiirisarja olnud, aga vaevalt see Eesti poliitsatiirisarjaga nagu ülemaalased kuulsaks saada, meil on siin ikka natukene on meil igavam see asi tegelikult. Aga see on veider, et see on hea teema selles mõttes, et kõik ammu janunevad, et teha mingit poliitikasaadet. Mind ennast nagu kuulaja ja sina ammu tähele pannud, siis mind ennast absoluutselt koti see teemalist, sellepärast ma olen ka nii mitte informeeritud asjast. Ja aga see on ka lihtne, veidi lapsiks siuke asi, et mind ei huvitagi, nagu, et siis ma ei oskagi mitte midagi kunagi öelda, on ju. Aga, et tegelikult on see, et see on lihtsalt lebab maas. Kui sa oled, Eesti Tele miinus on see, et sa lähed sinna põhimõtteliselt, et heal juhul keskmise palga eest tõmblema ja teed 7 inimese tööd, on ju. Et kui sa oled veidikenegi kriitikatundlik ja enesekriitiline inimene, siis sa ei taha teha sellist poolikut asja, sa tahad teha eriti head asja ja sa tead, et sa rügad ennast täiesti segi, üksi kirjutad kogu materjali ära, seda satiiri pool tundi on ju iga nädal toote mingit head sisu, võrreldes mingi John Oliveri 50 writeriga on ju. Sa kirjutad seda üksi, lõpuks saad sealt mingisuguse
koos brändidiiliga saad mingisuguse 1500 netot võib-olla selle kuu aja eest, kus sa oled higistanud ja vaeva näinud ja kõik vihkavad sind, sest su naljad on keskpärased, sest sa üksi kirjutad. Ega ta nagu ära, jah, selles suhtes ega ta nagu ära ei tasu, et Pehmed ja karvased oli kunagi muidugi väga hea ja riigimehed ka, aga küllap oli nagu mingi põhjus, miks neid ju enam ei tehta. Ise ma pikka aega tundsin puudust sellest, et täpselt nagu sul on mingid raadiosaated või nagu podcastid, et miks keegi ei võiks nagu, et poliitika pea tegelikult olema nii igav, sa saad sellest rääkida ka niimoodi, et nagu inimesed saavad sellest aru, teha nagu natukene nalja ja nii edasi. Isegi poliitikud tegelikult, kui nad nagu mingisse teatud konteksti panna ja nad veits nagu vabanevad, siis nad on samamoodi võivad olla nagu vaimukad ja inimesed ja nii edasi. Neid lihtsalt ma olen ise kõrvalt sa näeb, kuidas sul lihtsalt nagu meedia ise surub poliitikuid pidevalt sinna formaati, kus nad peavad olema nagu sellised tõsised sellised nagu lõukoerad, kes on nagu mingi kogu aeg mingi, meil on hull debatt, ja pintsakus kogu aeg ülikonnas. Siis kui näed korraks tepitud jopega mingid poliitikud, siis kui ma Sven Mikserit vaba ja riietus nägin eestad korda, ma olin, mis asi, nagu sa oled nii harjunud, et kõik on nagu niimoodi see ehmatab ära, nagu siis, kui ma ükskord panin Twitterisse pildi, kus ma olin vuplites rannas, et kõik olid nagu mis asja, et kuidas nagu siseministri saab olla nõunik, kes on rannas nagu ujumispükstes. Ja mitte boks. Ja mitte nagu nendes surfipükstes, mis on nagu üle põlve, vaid nagu ma nagu päikse käest, siis ma ei pane endale nagu mingi pakstut jalga ja ma ei ole surfar nagu. Päevitad ennast Läti lipuks põhimõtteliselt. Absoluutselt. Aga ma ei tea, kas siin tohib nagu, et reklaamida nagu teisi podcasti ka, et tegelikult ju see, mida Belkin ja Vaida teevad, süvariik, et tegelikult on, nad nagu on nagu selle positsiooni nagu sisse võtnud ja minu arust neil nagu vaikselt ikkagi nagu läheb hästi. Jaa, meil oli Kaarel Nõmmikuga tegime mingi 5 aastat tagasi või millal olid viimased kohalikud? 4 aasta tagant nad on. Võiks selle asi, mida võiks teada. Aga ma praegu demokraatia sa oled nagu elanud, siis nagu võib-olla kulub ära teine kord. Et kaua vinguda võib. Äkki oli ikkagi... Vist olid kohalikud? Igatahes meil oli mingi valimiskompass, mingi Märt Koigi saada ja siis me seal saime teha mingid 10-minutseid segmente, kus me siis intervjueerisime mingi tegevuse ajal poliitikuid. Meil oli seal Pomerants, meil oli seal Jaak Madisson, Züleyxa Izmailova. Züleyxa Izmailova. See on Suusu, just. Ja see, mis sa enne ütlesid lihtsalt, et nad tegelikult, poliitikud on ka inimesed, tahaks ka tegelikult võib-olla veits vabamas õhkkonnas. Kõik olid kohe jumala nagu chillid tüübid, siis ma veits olin see, et kas ma olengi täpselt see gullible nagu švamm, et vaadki lihtsalt Jaak Madissoniga teed pulli nagu selle aseme, et võib-olla veidikene nagu kuidagi see polnudki minu koht, kus nagu midagi ette heita või midagi, et sa peadki meelelautus tegema ja sa ei hakka seal ju seisukohta võtma, et mõni heidaks ette, et nagu sa lasid tal niimoodi rääkida ja sa umbes ei challenge teda üldse vastu, aga ma olen idiootkoomik, mida ma teen nagu. Ei kusjuures tegelikult, aga see on täiesti fair point, et ma arvan, et nagu sa nagu tabad siin ühte nagu suuremat probleemi ongi see, et meedia on nagu lihtsalt ise, ma räägin siin siis mainstream meediast, ma räägin võib-olla podcastist või sellist, et mainstream meedia, selline suure peavoolu meedia on ise nagu ennast võtnud nagu ühest küljest aru saadalt hästi sellise positsiooni, et tahavad olla neutraalsed. Ehk siis et nad tahavad, et see peab olema professionaalne, kui sa räägid poliitiku, sa räägid poliitikuga. Aga see pikaajaline mõju on olnud see, et ikkagi inimesed on nagu poliitikud on nagu, kui ühiskonnagrupp on nagu mõnes mõttes dehumaniseeritud. Et sa nagu ei vaatagi neid enam inimesi, sa vaatadki neid nagu mingi talking heads kuskil nagu telekas ja lipsuga ja siis kannab oma jutupunkte ette. Ja seda inimest ja meedial on alati tunne, et okei, et kui ma nüüd kirjutan temast mingisuguse loo, kus ta on umbes nagu enam-vähem tore, et siis see on nagu et siis me oleme nagu kallutatud, et me ei tohi seda teha. Ja siis ongi nagu see point, et sa näed, et tegelikult nagu edukad viimasel ajal on olnud hästi palju edu saavutanud mitmel puhul ju sellised poliitikud, kes on leidnud mingisuguse isikliku väljundi, kus nad nagu näitavad ennast inimestena. Nad ongi nagu mängijad lollil. See sama Jüri Ratase TikTok, ma ei tea, palju seal näitlemist on, nagu palju see, aga Ja, ta teeb nii hästi seda, tal on mingi mega hea tiim, nagu mul jäi see temaga eriti karp lahti, kui näed teksades ja mustvalge selle USA jacketiga Jüri Ratast kuskil hoovis nagu mingi tooli pealt alla. Ma ütlen, et see on nagu ise seda,
aga kusjuures aga oma kampaanias, kui sa enne küsisid minu kampaania kohta, ma seal lõpusirgel, alguses ma mõtlesin, et ma tahan nagu päriselt rääkida mingitest, ma ei tea, Euroopa strateegilisest autonoomiast, mingitest suurtest asjadest ja olulistest asjadest, on ju. Ja siis ma sain aru, et nagu, nobody gives a shit nagu tegelikult, on ju. Ja siis ma nagu, ja see tuli nagu täiesti viimasel hetkel, ma arvan, et tegelikult vist juba valimised käisid, nagu, see oli ja eelvalimised juba käisid ja siis ma olin näinud see, kuidas Jüri Ratas tegi 10 kätekõverdust. Ja siis ma ütlesin oma heale sõbrannale Katariina Grigulile, tervitused ja aitäh talle, et kuule, et viitsid tule My Fatnessisse, et mul on nagu, I have an idea, on ju. Ja siis ma nagu lihtsalt otsustasin teha nagu siukse, pane natuke, ma ei tea, kas see toxic masculinity või tervet eluviisi propageerimine, aga põhiliselt erinevate harjutuste, kus ma nagu panin maksraskuse peale ja ma tegin kätekõverdusi, tegin niimoodi, et ma samal ajal rääkisin ja ma tegin plaksudega kätekõverdusi, because nagu võtta sealt Jüri nagu. Aga see on sul üleval ka veel? Kusjuures ma arvan, et tegelikult isegi kusagil on ja nagu mine metsa, kuidas see asi lendas riilina. Ma ei olnud nagu riile varem teinud, ma ei ole nagu, ma teen teinekord story, ma teen teinekord mingi postituse, ma ei ole nagu hull sotsiaalmeedia spets. Aga jaa, et see, kuidas see riil toimis, et siis ma sain, ma olin nagu suute korraldajana alati nagu näinud paberitelt öelnud, jah, seda tuleb teha, et seda tuleks teha, aga nagu ma ise nagu omal nahal seda efekti tunda, et seda, mis see oli, seda oli ikkagi, minu jaoks see tuli nagu 6-kohaline arv nagu vaatamisi, nagu 2 päevaga, aga seal oligi nagu kehv oli see, et kuna see oligi nagu selline puusalt tekkinud nagu spontaanne mõte, et see oli enamus inimesed juba tegelikult ära hääletanud. Et kõik ütlesid, et issand appi kui lahe, et nagu mingi pärast ütlesid, jah, et ma oleks teadnud, et ma oleks hakanud varem sind jälgima ja vaadanud nagu muid asju ka, et see on nagu sellise pulliga, see võib-olla nagu avad inimesed nagu enda jaoks, et siis nagu kui need vaatavad, et okei, sa oled lahe inimene, et aga äkki tal on midagi nagu, et huvita, mis ta muudest asjadest arvab, on ju. Et ja kui sa juba inimesena nagu mõjud nagu normaalselt, siis nagu tegelikult see pea alati inimestega poliitikas ühel nõul olema, et minu poolt ma tean näiteks valisid paljud, kes nagu näiteks minuga mingis Iisraeli-Palestiina küsimuses nagu väga, väga ei nõustu, et mina olen seal olnud siuke 100% Iisrael. Pigem on mind nimetatud julgeolekuohuks, sellepärast, et ma leian, et nagu genotsiid ei ole okei, ikkagi nagu, et kuskil nagu jookseb mingi piirid, let's not go there, et seal ei ole nagu... Aga see sotsmeediaga on see, et mõni võib jälle liiga üle teha, nimesid nimetama Hendrik Terras minu mõnest. Et seal on, see on isiklik maitse lihtsalt, et seal on mingid asjad. Nagu näha, et see on nagu siuke megaproduktsioon lihtsalt ja see sotsmeedia ta Ratase puhul toimiski, ta mõjus nagu isiklikult ja see oligi siuke nagu dad jokes vibe nagu. Mul lemmik oli, ma ei tea, kus ta tegi mingi poegadega koos mingi kartulikrõpsu taste challenge lihtsalt. Meil on need, ma ei mäleta, rakised või mingid uued chipsid. Ja lihtsalt proovib erinevaid krõps. Ja siis mõtlen, et 2 aastat tagasi sa olid fucking ülikonnas peaminister, kes oli kogu aeg mingi splindris ja pidi aru andma. Nüüd järsku kuradi vuplita ja hand-one'i lühkarist. Eks ole splindrid tegijad oli ise, selles suhtes sa võtad nagu mingisugused EKRE-sugused naksitrallid endaga valitsus, siis nagu kes tegi, ise tegi, olgem ausad, sorry. Aga see, ma rääkisin seda, et isikuna näitad, kui meedias näitad isikuna inimest, siis ju siis on nagu kallutatud, on ju. Siis mul oli seal siuke olukord, essad korda elus nagu 38-selt tekkis olukord, kus mind kutsuti sinna, Kõlvart hakkas mind podcasti tegema. Ma ei tea, miks... Jaa, ta on mingi meestelt meestele või mis see Võim ja vägi või midagi. Võim ja vägi, jaa, ma nägin ka seda, ma mõtlesin, mis asi see on. Aga sellega on see, et ma arvan, et võib-olla kuulajale on, kes nagu poliitikat nii palju jälginud, see kõige lihtsam niimoodi seletada, et seal on näha, kuidas Kõlvart võtab nagu selle Keskerakonna ja ta viib nagu tegelikult Keskerakonna sinna konservatiivsusesse. Et ta läheb konservatiivsemate häälte järele ja miks ta läheb, on sellepärast, et ta tahab Vene valijaid tagasi saada, ongi saanud ja Vene valija on konservatiivsem. Et kõik uuringud, kui sa küsid seal, eks ole, kui sa teed mis iganes sotsioloogilisi uuringuid, küsid seal, ma ei tea,
võrdõiguslikkuse kohta või homoabielude või mille iganes kohta, siis noh, seal ikkagi see vene emakeelega elanikkonnas, noh, see vaated on oluliselt konservatiivsemad. Ja sealt, noh, selleks, et neid valijaid tagasi saada, kes hakkasid neid tagant ära kukkuma, siis võetigi nagu selline suund nagu konservatiivsusesse ja siis omakorda sellega seoses on näha, et noh, et välismaalt on ka sisse võetud, imporditud see nii-öelda selline manosfääri element. Nad hoiavad seda nagu mõõdukas piires, on ju, aga noh, olgem ausad, et noh, nii palju, kui ma olen poole silmaga vaadanud, siis see on veits siukene nagu mingi, mingi säästu Andrew Tate natukene, noh, tough to be a dude. Tough to be a dude, on ju, et noh, need taekwondood ja ei noh, see on väga äge, et inimene on heas vormis ja tervise juures, on ju, aga noh, see on nagu selge see, et noh, et ta üritab, et kui Jüri Ratas nagu võttis oma selle isikliku persona, tegi selline, et noh, et siuke dad jokes ja asi, mis võib-olla nagu väga paljudele inimestele mõjub nagu noh, ikkagi kind of nagu siiralt ja niimoodi, siis Kõlvart nagu sai väga hästi aru, et noh, et kes on tema valija, need on nagu, eks ole, venekeelseks tahavad siukest nagu konservatiivsemat, siukest nagu jõulisemat role modelit võib-olla ja noh, tegelikult olgem ausad, eks kui sa vaatad ka noorema vene emakeelega mehed, nemad tahavad ka nagu siukest nagu võib-olla teistsugust eeskuju natuke noh, ei taha nagu öelda, et üks rahvus, teine rahvus, see on lihtsalt see, need kultuurid on nagu teatavas mõttes erinevad oma juurte mõttes. Ja seal oligi see, et ma lihtsalt, mulle nagu seletati ära, et see Kõlvart on seal, siis on see Gay Amazing. Ja siis, et aga noh, et Kõlvart pole seal poliitikuna, ta on seal kui nagu taekwondo pro, on ju. Et me räägime lihtsalt meist asju. Come on, give me a break. Mina lähen, kõlli, on ju. Ja siis asjana, kui me Porto Francot arutama, mul on nüüd... Ma nägin seda, sa jagasid seda, ma nägin su nägu, ma mõtlesin, et nagu, et okei, et nagu Mattias did not get that briefing nagu, et nagu... Ja siis oligi see, et noh, teeme ära, on ju, ja siis seal on kõik see, siis saad aru, et aha, Keskerakond ka jagab seda nagu podcasti highlighti, siis mõtled, see pidi Kõlvart ei ole. Nii on ju, et siis on, aga Keskerakond ongi vist Kõlvart, siis oled nagu seal sees, et samas nagu naljakas klipp ka, ma noh, veidi teadsin, et see Porto Franco tuleb teemaks, ma veidi valmistusin nagu seda idiooti mängima. Sa sõitsid trammiga läbi sealt. Lahe ju tegelikult. Kõige mõttetum trammitee, mine pekki lihtsalt, saad aru, ma niimoodi nagu, vabandust, ma võin räntida natukene. Ma olin nagu nii õnnelik inimene, sest ma elasin nagu Sikupillist täpselt selle koha peal, kus sul on nagu see tramm, millega sa said nagu, sa saad nagu igale poole, nagu trammiga seal keskel, nagu hobujaamas oli see üks peatus, kus kõik need trammid kokku said. Ja nüüd on niimoodi, et noh, et mul on nagu 2 trammi, üks on 2 ja teine on 4. Ja nüüd ma pean nagu mingi niimoodi, et ma pean vaatama, et nagu ma pean valima kas 2 või 4 lähtud sellest, kuhu ma lähen, sellepärast, et nagu seal vahepeal neil ei ole ühist peatust, ja siis kui sa tahad Viru juures sinna hobujaama peatusesse minna, sa pead nagu jooksma ja kui sa tahad kesklinnast koju saada, siis sa pead põhimõtteliselt valima, et okei, üki-kaki kommi-nommi, kuhu enne tuleb tramm, mis mu koju viib. Ja siis ma lõpuks annan alla, ma lähen lihtsalt paberipeatusse Stockmanni juurde, seal on lõpuks mõlemad trammid saavad uuesti kogu see asi on nagu nii jabur ja pointless, vabandust, nii. Oota, mis sa siis sellest liivalaia asjast arvad, praegu on mingisugused jutud käivad, et siin on ka mingi sõda käimas vist, et Kõlvart vist ütleb, et kõigele paneme stoppi, et liivalaia jääb ikkagi mingiks autode magistraaliks või mis see sõna on? No eks seal ongi see, et kes mis nagu valijate poolt nagu võib-olla võitleb, et noh, selge on see, et liivalai on suur magistraal, trammid kindlasti võtaks sealt ruumi ära. Mina isiklikult arvan, et see ei oleks nagu liivalaiale, nagu linnakeskkonnana ja kindlasti mitte liivalaia elanikele halb, kui seal oleks trammide ja kui seal oleks nagu vähem ruumi autoliiklusele, sest need üksikud korrad, kus ma olen pidanud nagu liivalaiat läbima jalgsi, et see on nagu ikkagi see on nagu see liivalaia on nagu tänav, mis ühendab 2 Tallinna kõige rõvedamat ristmikku, et esimene on siis loomulikult Stockmanni ristmik, kus ei saa nagu üle minna ilma, et sa 3 korda peatuksid kuskil mingite ohutussaarte peal ja siis teine on, tegelikult see Suur-Ameerika, see mis seal on, see on juba nagu natuke okei, aga noh, ma olen alati seal jalutusel mõelnud, et elada Liivalaia tänaval, see on nagu ikka päris nagu, see kogu aeg see müra tolm. Mina isiklikult olen nagu tiim tramm. Jah, sama. Me peaaegu kolisime sinna selle Stalini majja. Seal oli üks hea diiliga korter, mingi 4. korrusel. Need on coolid. Aga noh, vaade oleks olnud otse Stockmanni Samsungi reklaamile.
ja siis ma nüüd nägin mingit kavandit, et 5 aasta pärast seal on 2 uut tordmaja üldse, siis oleks seal 2 aastaga olnud. Noh, sellest ei ole iseenesest nagu midagi hullu. Mul on endal üks... näevad sisse. Näevad sisse, no mina ei tea. Mul on üks sõber elab seal samas selles nagu plokis, mitte samas majas, aga see on nagu kvartal. Siis tal on aknad on nii Tartu maantee poole kui sisehoovi poole, siis ta ükskord saatis mulle seal on sisehoovist, näeb ka üle hoovi, näeb väga hästi, siis ta saatis mulle, tal oli pohmellipäev ja siis ta oli teinud rõdul suitsu ja oli näinud üle hoovi, kuidas seal üks noored ilusad inimesed tegid oma asja köögis laua peal, kardineid ees ei olnud ja see oli nagu niimoodi, et nagu lihtsalt sai nagu üle hoovi, vastaspool hoovi. Aga vaata, telefonide kaamerad on arenenud, et ta oli natuke sisse suumid, see oli nagu, see oleks võinud selle asja nagu panna neti maama ja see oli nagu ma just eile lugesin, siin on väga palju mingid Discordi kanaleid on, kuhu siuksed materjali panna saab, mingisugused siuke cool väike uus trend tekkinud, mis on väga lahe. See ei niimoodi ei kiusata ikkagi naabrid. Saadad posti, et mul on failikoopia ka. Failikoopia, jah. Aga ühesõnaga selle kõrvalti podcastiga, seal ma tundsin essad korda selle, et veidi pead vist võetis mõtlema, et ma veidi mõtlesin ka, mõtlesin, et pohhui, teen ära selle podcasti, aga siis mul mingid sõbrad, kes nagu veidikene on aktiivsemad poliitikas, oli nii, et nagu what the fuck, ma ütles nagu, et nagu veits pettunud, et nagu andsidki lihtsalt Kõlvartile oma hääle põhimõtteliselt ja nagu toetuse. Ja siis ma hakkasin veits tegema seda kuradi tule kustutamistest, et Keskerakonna Instas ja Facebookis oli nagu see highlight klipp pandud nii, et Mattias Naan quote, Keskerakond on parem investeering kui krüpto. Ja siis nagu hästi kontekstist välja on nagu tõmmatud, ma tean, et kui sa poliitikasse lähed, sul on esimene kuu poliitikuna, sul on juba quote'id, mis on välja tõmmatud kontekstist. Aga mulle esimest korda siis on, et okei, persse see, kes toimetas, kirjutad talle, kuule, ei, esiteks see, et Keskerakonna kontol üldse mingi asi nüüd on, see on off, on ju, aga quote, võtke see maha, vähemalt selle sai maha. No ütleme niimoodi, et ma saan täiesti aru sellest, et sind sellisesse olukorda pandi, et ma ise ka, ma mind nagu ennast nagu, võib-olla kui ma seda nägin, siis mind nagu üllataski, et kurat, kas nad tillitsid su ära, sest ma mõtlesin see, et mina ei uskunud seda, et sa lähed teadlikult sinna seda tegema. Aga seal on see, et mis teha, et Keskerakonna on alati olnud oma võtted ja et ütleme, et mina näiteks ei oleks mitte üheski rollis niimoodi nagu tünga teinud, et aga see ongi nagu see, et sa saad öelda, et oi jaa, et aga ega me ei käskinud Keskerakonnal seda ju keskselt jagada, et see oli mingisugune kellegi mingi kontori algatus ja kuskil hägustada, hämada ära see asi, aga see ei mõju kellelegi usutavalt. Aga ma ei tea, sellel hetkel vist ei olnud ju valimisi, aga siis oli selle linnavalitsusel mingid kriisid vist, et ma alati mõtlen, kui poliitik midagi viitsib teha, siis on veits umbes sama nagu siis, kui koomikud sotsmeedias aktiveeruvad. Vaata, see on kohe vaadata. Et kui koomikud sotsmeedias... Nagu kevad-talv, mis ta oli? Kevad pigem. Siis kui mul tuuri mingi promo jaoks, ma mõtlesin, see on kasulik, äkki veebruar, märts või midagi. See aasta? Jah. Siis oli tavaline taks minu arust. Sest tavaliselt on see, et näiteks kui koomikud aktiveeruvad, siis neil on tuuri vaja müüa, et midagi nagu... Ega see nii-öelda valimisteks oma mingi kanalite ettevalmistamine, uute jälgijate saamine, see hakkabki ju, sellega tegeletakse juba kuid varem, on ju. Sellepärast, et sel hetkel, kui sa alustad aktiivset kampaaniat, nagu ala praegu, siis selleks ajaks on sul juba vaja, et sul oleks need followerid olemas ja et sa oleksid ennast sisse töötanud, hakata praegu nagu seda sellist asja tegema. Ei ole eriti mõtet. Ja pluss valimiste ajal on tegelikult kõik inimesed alati ettevaatlikud, sina oleks ka võib-olla olnud. Ja siis äkki nüüd ongi siis Võim ja Vägi, kõik viimased külalised, polegi külalisi, ainult Kõlvart räägib. Aga ütleme tegelikult, ega see on üks-ühele selline asi, mida on ju USAs on näha niisugustes podcastides, mis nagu mingi hetk nagu full poliitiseks ära lähevad, et on ju alguses sul on 2 saatejuhti huvitavad külalised, siis sul on 2 saatejuhti ja lõpuks on mingi üks vend, kes nagu, ma ei tea, Goebbels seletab seal oma tõde, et ma nagu alati imetlen nende vendade üle, et see pekkis nagu. Aga pole ive, eks sa peadki endaga hästi läbi saama, et jõuda teinekord nende mõteteni, kus see niukes. Nii, oota, meil kuskil läks rajalt maha, mis sa pärast gümnaasiumi, mis sa nagu
läksid õppima või mis sa elasid Prantsusmaal ka, kas sa seal tegid mingit Erasmust või see oli? See oli Erasmus, jah. Ja. Ma läksin riigiteadusi õppima ja siis pärast riigiteadusi tegin suht tavalise sammu, et Tartus kõik läksin rahvusvahelisi suhteid õppima ja siis kui ma rahvusvahelisi suhteid õppisin, siis ma seal magistri raames ma käisin, ma olin ühe semestri olin Prantsusmaal, Pariisis ja siis kohe pärast seda ühe semestri olin Peterburis. Oh shit, see, okei, lae. Paneme kinni, suva, tänksed tulid. No selles suhtes tõenäoliselt seal akna taga sul juba kõrvaloovist vaadatakse. Kas rahvusvahelised suhted, kas see on siis nagu, või mis selle nimetus, ongi rahvusvahelised suhted? Ei. Jaa, ongi, jah. Kas see on siis nagu põhimõtteliselt suhted, aga lihtsalt inglise keeles? Jah, täpselt. Oi kui palju nalja ma sõpradelt olen saanud, et kuidas ma käin oma reisidel rahvusvahelisi suhteid ära. Paar Mykonase trippi, mis on olnud. Just Mykonasse. See on kõige naljakam. Mykonasel arendan rahvusvahelisi suhteid. Commonwealth Games nagu reisi nimetasin. Oh shit. Aga jaa, ei, selles suhtes nagu rahvusvahelised suhted, seal on nagu see teoreetiline pool, aga sa õpidki aru saama sellest, et kuidas on mingid rahvusvahelised organisatsioonid toimivad, kuidas rahvusvaheline õigus toimib. Diplomaatia kui selline on ju eraldi selline suhtlusvorm, kus on ka mingid ajalugu, mingid asjad, mis sa pead teadma, et see on nagu samamoodi eriala, nagu ma ütleks, võib-olla, ma ei tea, juura või sotsioloog, mis iganes. Aga palju sealt rahvast umbes sinna erasektori lobisse läheb või see on pigem mingi PR-i pool või kes? Ei, tegelikult ikkagi, ütleme, erasektori PR-is ja kommunikatsioonis lobis, et seal ma olen ikkagi rohkem näinud ikkagi pigem võib-olla neid, kes on õppinud meediat kommunikatsiooni, kuigi on ka politolooge ja siis on ka, seal on ka nagu juriste vähesel määral. Et jah, aga ma igaks juks ikkagi täpsustan seda ära, et ma sinna Venemaale läksin õppima siis, kui Ukraina, enne 2014, ma olin Peterburis 2014 kevadel, ma olin kuu aega jõudnud elada seal, kui ma läksin trenni ja siis ma panin trennis nagu jooksulindi peal, nii vaatan Putini nägu on telekas ja kogu aeg oli telekas ja selles suhtes ma ignoreerisin ja siis ma vaatan, et äkki, et nagu mingi kõik ülejäänud inimesed jõusaalis on nagu mingi on nagu korraks nagu seisma jäänud ja vaatavad reaalselt telekat, on ju. Siis mõtlesin, et okei, võtsin oma kõrvaklapid, panin siis korraks sinna sellesse masinasse, kus ma sinna oma jooksulindi sellesse, kus ma kuulsin, see oli mingi Krõmnaš, ma olen mingi Peki, see oli nagu mingi Sivan, ma olen mingi, mis ma ikka teen, et ega see, kui ma trenni pooleli jätan, nüüd ka see Krimmi ei aita, et aga ega kõhe oli olla. Ja siis ma läksin duširuumi, vaatasin, emalt oli 10 vastamata kõnet. Niimoodi lasa? Ei, no muidugi, selles suhtes, et see oli tegelikult see, kus kõik algas ja see oli ikkagi väga tõsine ja ütleme, kodused olid nagu kõik mures, et tule kohe tagasi, et sulle ei ole seal ohutu, whatever. Ja no ma ei tea. Aga said tuldud ära või tegid veel veidikene? Ei, ma tegin semestri lõpuni. Muidugi. Sest et tõsiasi oli see, et kuidagi tookord see ei tundunud veel nii hull võib-olla, ma ei oska öelda, et see tunnetus oli teine, kui nüüd selle full eskalatsiooniga. Ja teine asi oli see, et ma pean ütlema, et ma ei tundnud nagu tol ajal veel, see ühiskond ei olnud seal nii pekkis. Et ma ei tundnud ennast kordagi ohustatuna, minusse suhtuti pigem nagu sõbralikult, Pri-Baltika, kõik on sõbrad, või meile meeldib Tallinn, bla, ja siis nüüd naljaga pooleks ütleka, et ma loodan, et nii palju ei meeldi, et kõik siia tulla tahab. Ja ikkagi see, mis kohustas semestrit lõpuni tegema, oli ikkagi suur vastutustunne uue emamaa ees, on ju, selle oli ikkagi vaja ka ära teha, see oli ikkagi lubanud. Head naljad, ma ütlen. Aga kui nagu viimase, ma ei mäleta, millal see oli see, kus sind ühest Telliskivi, kus üks isik tahtis ühte Telliskivi lokaali sisse saada ja siis sind tõmmati teemasse. Lust ja lillapidu mõtlen. Jah, just. Lust ja lillapidu. Original minu. Nice. Et kuidas sul nagu selle baasilt tundub, et
kumba sa helistad, siis nagu avalikku sektorit või nagu erasektorit? Kus sul nagu keerulisem on olnud? Kas tegelikult on see, et kui sa ikkagi mingile suurele korpole teed mingit PR-i, kes seal on pingeid rohkem kui see, et sa pead veidikene nagu võib-olla vaoshoitum olema avalikult või mis iganes miinused on nagu? Ma arvan, et neid on nagu raske võrrelda, et erasektoris, kui ma olin erasektoris kommunikatsiooni inimene, et see oli mul kuidagi nagu vedas klientidega, et mul oli tõesti nagu huvitav ja ma ei ole pidanud nagu väga paljudele nagu võib-olla tagasi vaatama sellise kahetsustundega. Poliitikas on nagu teine asi, et ütleme jah, see lusti asi ja kogu see pull, eks ole, see oli tegelikult ju, see on pinnavirvendus. See ei ole nagu absoluutselt seotud sellega, mida me päriselt tegime. Et asjad, mida me päriselt tegime, ma toon võib-olla mingi lihtne näide, on ja see võib-olla natuke toob mida selle Euroopa Liidu toimimise juurde, mille kohta sa ka enne küsisid, on ja. Et ma mäletan, et see oli umbes vist mingi 2 aastat tagasi, et ma olin ju Lauriga käinud siis mitu korda Ukrainas ja seal vaadanud, et mis seal toimub, mis seal ohud on, nii edasi, vaatasin, et okei, see droonid on nagu tõsine asi. Päriselt meil on vaja nagu, need arenevad nii kiiresti, et me oleme nagu suht kaitsetud. Ja sealt me siis hakkasime nagu veeretama seda plaani, et tegelikult mida meil on vaja on nagu droonimüüri, et meil on nagu maismaa peal on piir, inimesed mingid asjad ei saa üle või kui saavad, siis nad peavad, neil võtab nii kaua aega, et me jõuame reageerida või saame nad peatada, iganes, vähemalt me teame, et nad said üle kuskil. Õhus on meil kuskil väga kõrgel on meil, eks ole, ka mingid radarid, mis nagu katavad lennukeid, kõike seda, aga seal vahepeal nagu seal tara üleval on nagu mingisugune ala, kus nagu iga jõr saab nagu mingi drooniga läbi üle lennata. On see drooni küljes siis nagu mina ei tea, kas mingisugused narkootikumid, mingid relvad, mingi lõhkeseadeldis. Ja siis me hakkasime kokku panema ise sellist nagu, siis ministeerium ja Sisekaitseakadeemia ja teised nagu targemad inimesed, et droonimüür. Meil on vaja sellist droonimüüri, millega me põhimõtteliselt nagu katame Euroopa idapiiri ära, teeme koostöös teiste riikide. Ja nüüd siin paar nädalat tagasi oligi Ursula von der Leyen, siis Euroopa peaminister niimoodi, komisjoni president. Kui ta oma kõne pidas, siis tema ütles nagu esimest korda välja, et meil on vaja ehitada idapiiril droonimüür. Euroopa idapiiri. Ja ütleme niimoodi, et tegelikult see oli nagu mingisugune väikene asi, mis sai alguse kuskilt nagu meie mingi siseministeeriumi kabinetis, kus mina, Lauri, mingid teised eksperdid koos, me hakkasime ütlema, et me ei pannud selle võib-olla toohet seda nime, aga meie hakkasime arutama, et sellist asja on vaja. 6 kuud hiljem me tutvustasime seda teistele Balti riikidele, Soomele, Poolale ja teistele ütles, et kuulge, et meil ei ole mõtet üksinda sellist asja teha, et me peaksime kõik koos sellist asja tegema, see peaks olema eesmärk ja me peaksime Euroopa Liidu tegema selgeks, et meil on seda vaja. Ja siis juba hakkasime nagu Brüsseli suunaksid kõik riigid rääkima, et kuulge, meil on vaja sellist asja teha ja nüüd on see nagu ikkagi juba nagu suur Euroopa, üle Euroopa eesmärk. Et tegelikult ma ütlen seesama mingisugune Vene kirik on ju, mis on nagu eraldi pikk teema ja see, kuidas see nagu, mis on nagu see Vene kiriku nagu mõjutustegevus Euroopas, miks me alustasime selle, et meil on vaja nagu see, et Eestis ei oleks niimoodi, et nagu mingisugune Moskva patriarh, kes nagu sisuliselt on endine mingi KGB nagu spioon on ju, töötab Putini kõrval kabinetis ja siis nagu kamandab nagu mingisuguseid kirikuid, mis meil siin Eestis toimetavad ja mis veel nagu toimetavad nagu hoonetes, mis kuuluvad Eesti maksumaksjale, on ju. Ja siis panevad sinna peale nagu mingi selle venna pilte, kes nagu ütlevad, et umbes, ma ei tea, Ukrainas on see, mis me teeme Ukrainas on püha sõda nagu kuradi halva lääne vastu. Ja siis meil on nagu selle venna pilt on kuskil nagu mingi kloostri seina peal. See klooster kuulub Eesti Vabariigi ja me oleme nagu, okei, nagu cool stuff, Patruška, nagu pange edasi. Et siuke asi on nagu ikkagi, et kuskil hetkel tuleb öelda, et aitab küll poisid, et pakige asjad mingi minema. Et see oli nagu mingi asi, millega me tegelesime, et need asjad olid nagu palju suuremad, kui see nagu mingi üks pidu, kuhu lust sisse ei saanud, millest nagu ta pärast kirjutasime siiamaani räägivad. Et mina saan aru, et siin oli isegi mingi viimane skandaal, kui oli siin draama oli siin Eeva Ese ja see veel läks ka käib. Siis seal toodi ka veel sisse, et nagu seda et kuidagi oli see ka veel seotud selle peoga, selle jaanuari lõpus ma mõtlesin, et pagan, et aasta pidu ei ole nagu kuidagi understatement. Ja siis Jüri Ratas käis Kroonika meelelahutuse ja auhindadel oli õhtujuht ja oli DJ ka ja sitten Ennu Ratas pidu oli, on ju. 0 uudist. No ei, minu arust sellest oli ikka päris palju uudist, aga kas lust oli sinna kutsutud või?
Kroonika on Delfi, ju siis ei ole. Ju siis ei olnud, jah. Seal ikkagi oli see püha, see Wagenkülli pereproua oli seal see, nad vist ei saa läbi vist, ma eeldaks. Võib-olla sealt on jah mingi must kass vahelt läbi must tervisekassa. Oota, sa pead ju olema kuidagi teistmoodi nagu wired, et see PR sul nagu juhet kokku ja ma tean, et see on minul on see õpitud abitus, aga ma ei kujutaks ette, kui sa pead nagu lahendama mingit jama kogu aeg, sest kui mul tuleb 3 e-maili päevas, ma suudan ühele võib-olla vastata, kui nad tahavad tulevikku ette midagi teada, et kuule, et hei, kas sa sellel kuupäeval seda tahaksid teha või saaksid teha ja mul on 3 tükki neid ja siis mul on nüüd, ma ei tea ju. Kus ma tean, mida ma teen? See on nüüd tükki aja pärast. Et nagu siis tekib see, et kõik kogu aeg tahavad midagi, kuigi siiamaani peaaegu 40, et ma ei suuda endale tunnistada, et see ongi mu töö, nagu, et harju ära, nagu, mis ma vingun nüüd elu lõpuni, et e-mail ja inimesed tahavad. Oh my god, e-mail tuli nagu, ma arvan, et jah, ütleme niimoodi, et kui sul on nagu, vist nagu oli, ma ütlesin, mul võib-olla vedas nagu inimestega, kellega ma erasektoris töötasin, ettevõtetega, et ma nagu ikkagi nautisin nagu nendega suhtlemist ja neid ideid, mis tulid ja samas erasektoris oli see, et alati, kui sa tegid mingeid asju, sa nagu nägid hästi vahetult seda tulemust, on ju, et sa nägid nagu kuu või paari kuu pärast seda tulemust. Aga näiteks nüüd, kui jällegi tulla tagasi ministeeriumi töövõrdluse kõrval ja poliitika, siis see sama asi on ju, millest me 2 aastat tagasi hakkas Lauriga nagu mõtted veeretama alles nüüd. Me näeme mingeid esialgseid tulemusi. Et seal poliitikas võtab see kõik nii palju rohkem aega, aga jällegist, et võib-olla kui ma poliitika poolelt vaadates, et mida ma õppisin ka hindama seda, et tegelikult see, et me siin nagu mingi meile saadame ja tekste põrgatame, et kas ta leidis mul selle mürgi anu üles? Ma ei tea, ta vahepeal lihtsalt tuli ka hakkab, siis koer teeb asju. Koer teeb asju off-screen. Jaa, aga aga kuna ma töötasin lihtsalt sellises valdkonnas, et kui sul on nagu päästjad ja politseinikud ja mingid sellised inimesed, et siis sa paratamatult, sa kuuled, sa ei näe võib-olla nii palju, kui sa kuuled, on ju, seda, millega need inimesed peavad kokku puutuma igapäevaselt oma töös. Ja võib-olla sul tekib nagu mingi siuke eluterve appreciation, et nagu sa saad aru, et nagu see, kui sa saad nagu üks päev natuke rohkem meile, ei ole nagu päris see, et sa nagu, ma ei tea, tood nagu kuskilt, ma ei tea, merest välja mingisuguse 3 laipa, et a la psühhoosis isa, kes tappis oma lapse ära või mida iganes, et nagu või sekkud mingitesse koduvägivalla juhtumitesse või mis iganes, et see on nagu ikkagi nagu puhu on ju, ja siis sa veel mõtle, et tegelikult nagu, et kui palju saavad need inimesed palka, kui palju saad sina palka on ju, millega pead nemad nagu toime teha, et see nagu võib-olla nagu aitas hästi palju nagu seda reaalsust nagu natukene kainestada, et kusjuures ma soovitan, et täitsa huvitav oli praegu PPA Politsei- ja Piirivalveamet hakkas ju tegema mingit reality sarja, on siuke, kus nad nagu töö varjutavad nagu ühte patrullpolitseinikku nagu mingi terve päeva jooksul. Ma ei mäleta, mis see nimi on, aga ma arvan, et kuskilt mingi PPA mingi YouTube'ist või kuskilt leiab üles. Aga seal oligi, et nad nagu saatsid lihtsalt ühte politseinikku terve päeva nagu saatis võttegruppi ja sa nagu näed, et mis olukordades need inimesed on, millega nad tegelema peavad, see politsei, et meil on nagu sisuliselt ju nad ei ainult pätte taga, vaid nad on sisuliselt nagu sotsiaalabi ka. Põhimõtteliselt nagu roolivõim ju. kõik pikad jutud nullin ära oma idiootse. Ma arvan küll, see on väga hea. Hoiame tempot üleval. Aga ma olen seda, see on jälle asi, mis mõtled 15 aastat ja kunagi idee on see sama, et äkki ennast kuhugi vabatahtlikust kirja panna. Ma tean, et see nagu pigem annab nii palju juurde elule ja mis iganes väärtustele aga see oma laisa perse liigutamine kuskilt, siis essa mõte tekib see, aga siis ma pean äkki keset ühed kodust ära minema. Ja siis sinna see mõte jääb. Abipolitseinik oleksid, siis see võib juhtuda küll, et sa pead minema patrulli. Aga Vootele päi, sina kui ikkagi haritud inimene, kui mina olen teinud aastaid läbi, olen teinud neid valimiskompassi, siis mul tuleb alati tsentrist tuleb. Kas see on mingi uus sõimusõna nagu ka, et see põhimõtteliselt näitab, et kas siis ma ei julge poolt valida või ma just olen hästi nagu argumenteeriv inimene ja ma näen häid asju mõlemalt poolt või Eestis pole üldse väga sellist, Eestis ja Euroopas pole nagu seda 2
parteisüsteem niikuinii on ju, et ma ei saa öelda, et ma olen seal või seal on ju. Aga et mis see tsentrist, kas see tähendab veidi on siuke, et nagu pehme suhtumine ja igalt poolt midagi meeldib, aga päris nagu valida kedagi ei tahaks ära ja. Ei, mina ei ütleks niimoodi, et ma arvan, et tsentrist on, mina pean ennast ka tsentristiks tegelikult. No, jah, et võib-olla mõnes asjas natukene vasakule ja mõnes asjas natuke paremale, eks ole. Et noh, ma arvan, et tsentrist on selline inimene, kes võtab nagu asju nagu kaasuse põhiselt, on ju. Ta ei ole nagu, üleüldse need siuksed nagu ma pean ütlema, et ma ei ole selles osas ka võib-olla nagu suurepärane poliitik, et nagu siuksed nagu see, kui inimesed lasevad enda mõtlemised takerduda mingisugusesse ideoloogiasse ja maailmavaatesse, see minu arust ei ole nagu alati nagu päris adekvaatne. Et kuidas sa saad öelda, et mingi tüüp, kes on ju siin mingi 200 aastat tagasi kirjutas asju, on ju, ja et tema nüüd, et tema mõtet tsiteerides me peaksime lahendama neid probleeme, mis meil on, eks ole, aastal 2025. Et seda esiteks, et minu arust peaks, aga tsentristid, mina leian, et see on selline nagu normaalne tasakaalu punkt ja ma arvan, et see on tegelikult üleüldse väga hea, et sa neid valimiskompasse täidad. Et kuidas ma olen ise nagu viimastel päevadel pannud tähele, et nüüd on need esimesed valimiskompassid välja tulnud, siis nagu mingi mõned sõbrad, kes on siuksed, tublid edumeelsed Eesti inimesed, kes on ikkagi aastaid valinud Reformierakonda, sest et nad ei ole praegu rikkad, nad saavad kohe-kohe nad saavad rikkaks, nad saavad kohe-kohe X5 ja Ridaka Rae vallas ja siis nad ei taha, et kuradi sotsid tuleks ja kõik ära ja siis nad kirjutavad nagu täiesti nagu endast väljas ja isegi inimesed, kel juba on võib-olla see Ridakas, võib-olla isegi Eramaja Viimsis juba ja siis nad nagu täidavad selle ära, see küsimus, kuule, mis see värk on, et kas sa oled mingi sinuga suhtlemise pärast, ma sain mingi sotsid vastuseks nagu mingi aga see tegelikult see ongi see, et me poliitikas me teeme valikuid väga tihti just Eestis minu arust, et meil on see me oleme võib-olla natuke nagu mingi sügavamast nagu süvenemisest distantseerunud ja siis me teeme nagu valikuid hästi nagu kuidagi nagu brändipõhiselt. Et me nagu oleme, et ma olen nagu alati olnud nagu selle brändi poolt ja ma tean, et see bränd mulle ei meeldi, sest et üks eelmine bränd ütles, et see on hästi halb bränd ja ma sealt eelmise brändi esinduspoest, ma tean ühte mul üks sõbra naine töötab seal, ta ütles, et see on nagu pask, mida nad seal teises brändipoes müüvad, on ju. Et kuidagi koorivad siin. See, mida müüvad, on piss. See on lihtsalt vesi purgis. Et inimesed teevad, aga siis ongi see, et kui sa paned nagu masinasse, nagu sa vastad masinale, sa vastad ausalt, on ju. Sa ütled ausalt, kas tahad seda rammid, et sa ei taha seda rammid, kas tahad rattad, et sa ei taha rattad, ja sa ei saa masinale valetada. Ja selles suhtes see masin võib-olla annab oma vastustega, ta võibki sulle pettumuse valmistada, sest et tema jätab välja selle sinu peas kujunenud siukse brändi eelistuse. Midagi, ja ma ütlen tõesti, et nagu hästi palju olen näinud seda just Twitteris, ma seal Twitteris X-is nagu aega, see on huvitav nagu jälgida, on siuke nagu ühiskonna sandbox, on ju, et mõtted, asjad, vaidlused, mis tekivad seal, et need on nagu, see on siuke eelhoiatusaeg tihti, et mingid, need vaidlused kanduvad suuremasse ühiskonda üle. Ma seal pannud tähe, et on hästi palju just mingis nooremas generatsioonis, aga mulle ei meeldi mitte keegi, ma ei taha mitte kellegi poolt valida. Ja ma ei tea, siis ma olen nagu vahepeal ikka mõelnud, et nagu see on nagu kurat, et nagu inimesed nagu võtavad seda mingit poliitikat, demokraatiat nagu nii iseenesest mõistatavalt ja me võtame seda nagu mingi tarbimisühiskonda, et see poliitika on nagu mingisugune prisma nagu puuviljalett, et sa lähed sinna ja valid endale sobiva puuvilja ja kui ükski puuvili sulle ei meeldi, siis sa lihtsalt ütled, fine, ma siis täna ei söö puuvilja, ma ostan jäätist ja kõnnin minema, aga nagu ma ütleks niimoodi, et tegelikult poliitika on nagu rohkem see olukord, kus sul on nagu korralik põiakas lennujaamas ja sa leiad see peldik üles ja mis sest, et seal on nagu pooled kabiinid on täiskustud, ülejäänud on situtud, siis nagu ühe neist sa ju valid. Sellepärast, et see alternatiiv, kui sa ühte neist ei vali, on ilmselgelt hullem kui see, et minna korraks sinna kabiini, mis võib-olla ei ole nii puhas. Et ma lihtsalt situks koridori. Uus põlvkond ongi see, et aga see uus põlvkond on tõesti see, et nagu let it burn, situme koridori nagu mingi vaata siis nagu USA-s nagu 36% ütles, et meile ei meeldi Kamala nii palju, et me valima läheks täna. No okei, good luck now, nagu mingi palun väga.
et noh, see on nagu see tulemus, mis on, et noh, et kui sa tõesti ei tea, keda valida ja ma saan sellest aru, et inimesed, noh, ongi palju asju, mida jälgida ja poliitika ongi tihti igav elukauge ja aga nagu noh, kurat, nagu kord 4 aasta tagant teha seesama, nagu sa ütlesid, et see valimistest ära vaadata, mis sulle välja pakutakse, noh, teed see testi ära, pakub sulle välja seal mingi kandidaadid, on ju, mõned võib-olla näiteks Keskerakond ja Isamaa, noh, aga sa tead seda, noh, nii palju sa ikka tead, on ju, et Keskerakond, Isamaa, noh, mingile sinu põhimõttele näiteks üldse nagu, noh, ei sobi, siis sa võtad lihtsalt the next best thing, on ju. Jah, lihtne. Minge, kui täna siit midagi ärge situge täis ennast lihtsalt nagu võtke. Kabiinid on olemas. Kabiinid on olemas, jah. See tegelikult on isegi nagu nende kõrdima testide näol on olemas nagu koristaja, kes näitab see näe, ma puhastan selle just ära, mine sinna. See on nüüd korraks puhas. See on korraks puhas. Enne kui uus seal ära situb. Nice. See on puhas enne kui Mattias koridori situb. Kiirelt. Ja. Aga see on jah, mind ajab ka veits kettasse. Eks ma tõenäoliselt olen olnud see enda arust tark mingi snoob küünik, kes ka mingi hetk on nii, et noh, ma saaks praegu ka mõelda, et ma ei tea sellest piisavalt, vabandan sellega välja ennast, on ju, ja ei vali. Aga noh, see kompass on selleks, mine lihtsalt kohale ja... Ega sa ei tea seda ka, kas sul herpes on, ega sa lähed ju arsti juurde ja teed testi ja siis see ütleb, kas sul on herpes või on sul midagi muud. Ja kui on, siis tegelema. Ja siis tegelema asjaga. Ja sest mul on see põnev periood elus, kus need Facebooki sõbrad, keda sa noh, nüüdseks persse küll aeg läheb nii kiirt, keda mingi 20 aastat tagasi panin Facebooki sõbraks või 15 aastat tagasi. Need hakkavad nendeks vanadeks ättideks muutuma, vaikselt näed, on ju. Need keegi, kes minust oli 10 aastat vanem, 15 aastat tagasi, on ju, need on järsku on Škoda Superb, Sport RS, Heli Hanseni jope. Ma käisin 2 korda Dubais, siis kujuta ette, kõige parem koht maailmas, sest kurat õues ei saa olla, siin ei ole mitte mingit kultuuri, see kasutavad sisuliselt orja tööjõudu, nagu mingi selline kogemus, selline elamus nagu. Miks Eestis nii ei ole? Miks Eestis nii ei ole? Miks meil kuulilt saari pole pandud? Aga siis sealt jääb nagu seegi silma, et väga paljudel on see, et mitte miski ei sobi, on ju. Mingisugused, noh, endised võib-olla siis nagu siukse hipimaa maailmavaatega tüübid siuksed, et miski ei sobi, kõik on halb, kui kuskil on mingi no ütleme, kui kuskil politsei sekkub mingile asjale, siis on inimõiguste rikkumine, on ju, mis iganes, ja siis sealt tekibki küsimus, mis enne ka teema oli. Mis te siis nagu tahad nagu anarhiat või et mis see nagu end goal on, et kui miski ei sobi, valida ei taha, kõik on niikuinii sitt, mis siis nagu pakub mingi lahendus, mis sa nagu, kas olemegi lihtsalt nagu, kas oledki siis, et riik ei sekkugi eraisikusse üldse või? Siis on me oleme räigelt mugavad. Tegelikult me oleme ühiskonnana, ja ma ütlen, ega mina siin parem ei ole, aga ma ei ole ka ju mingi noh, vabatahtlik, okei, ma siin olen mingi paaris projektis nagu vabatahtlik osa, bla, on ju. Aga me oleme nagu räigelt mugavad, me tahame nagu eelda, et meile pakutakse nagu kogu aeg nagu, et keegi teeb meie eest need asjad ära ja keegi pakub meie lahendused ja kui me ei saa kõike, mida me tahame, siis on nagu poliitikud süüdi. Et noh, me nagu tahame sisuliselt seda, et meil oleks nagu mingi Ameerika maksukoormus, aga meil oleks nagu Rootsi või Norra tasemel avalikud teenused. Et nagu, fuck, nagu, it doesn't add up nagu, see päriselt. No, see lihtsalt ei tööta niimoodi, et kui sa tahad, et sul oleks nagu kuradi tasuta tipptasemel haridus ja tervishoid, siis nagu, sorry, aga pay up bitch nagu. Ja see jutt ka, et noh, et issand jumal, et kui meil nagu keegi peab natukene makse maksma, siis nagu majandus kukub kokku ja pole konkurentsivõimelised. No, mina ei tea, üldiselt on ikkagi palju riike maailmas, kes nagu on võrdlemisi kõrge maksukoormusega, nagu väga konkurentsivõimelised riigid ja kus inimesed on noh, õnnetunde indeks, mis on, tipus on ju Taani, Norra, Soome, noh, ühesõnaga, noh, nii-öelda ikkagi sellised suhteliselt kõrge maksukoormusega riigid, eks ole, et noh, inimesed kuidagi nagu... Saagi. Ma praegu ühendus ära, et ma vist tegelikult, ma ei ole sellele mõelnud, aga ma olen lihtsalt vist laiskusest kind of veidi kaldun sinna sotsi poole. Puht laiskusest selles mõttes, et mul on enesedistsipliin on 0, et kui need nagu USA need nagu, mis see nüüd on, konservatiivse majanduse inimesed, et riigi maksud minimaalsed,
erakindlustused, oma säästud, mis iganes on ju, et raha endale rohkem kätte, ma pigem elan oma säästude eest, ma ei taha mingit teist haiget inimest toetada oma maksurahaga, see on see point. Mul on vist lihtsalt see, et mul ei ole distsipliini, et ise raha kõrvale panna, ma pigem annan riigile ära ja kui jama on, siis nagu ma juba andsin ju, et nagu justkui kohused nagu see, et keegi nõuab. Sul on nagu õigus oodata seda, et keegi sul appi tuleks. Et kui see sõltuks ainult minu distsipliinist, et mul peab olema, et kui oleks erameditsiin Eestis ja mul peab mingi 100 kilo valmis olema igaks juhuks kogu aeg. Või siis mul ei oleks tõenäoliselt. Eks see sõltubki väga inimesest, et osad inimesed ongi nagu säästmises ja kõigest selles nagu palju paremad ja võib-olla tõesti neile meeldiks nagu kindlustust ja asjadest maksta, aga see on jällegi, minu arust on seal alati tasub mõelda sellele loogikale, et kui sa maksad nagu erakindlustusele, mis teenivad kasumeid ja mega suuri kasumeid, siis lihtsalt puhtalt loogiliselt, kumb see siis odavam nüüd oleks, siis kui ma maksan riigile, mis võtab kõik see raha ja paneb tervishoidu, erakindlustusele, mis nagu, sorry, aga paneb selle kuskile fondi. See on nagu lihtsalt siuke, aga võib-olla nii nagu ideoloogiliseks ei tasu minna, aga ega me oleme nagu laisad ja tegelikult hea näide siin on sellest samast on see, et me kogu aeg praegu nõuame, et meil peavad olema raketid ja meil peavad olema laskemoon ja meil peavad olema relvad ja nii edasi ja nii edasi. Aga samas on tegelikult see, et mingi üks oluline asi, mida me ka ju alustasime, kui ma veel Siseministeeriumist elanikkonna kaitse on ju, kriisivalmidus. Sellest, et kas inimene nagu saab ise hakkama, kui nagu mingi jama tuleb, see ei pruugi olla sõda, see võib olla mingi suurem elektrikatkes, see võib olla mingi suurem küberrünnak, mis iganes. Et mina ei tea, on sul kodus nagu mingid siuksed varud, et sa saaksid nagu mingi 24 või 48 tundi enam-vähem hakkama, on sul täis akupank, on sul nagu vesi, ei ole on ju. Covid ajal korra oli siis, kui Päästeamet tegi väga head tööd. Täpselt on ju, aga tegelikult ja siis ongi see, et siis nagu ja siis vaatasid Riigikantselei tellib uuringut, et miks inimesed ei taha kriisivalmis olla. Aga ma ütlen, miks, sellepärast kuradi eestlane on see, et ta lihtsalt leiab siiamaani, et riik peaks tema eest kõik ära tegema, aga ainult seni, kuni ta mitte midagi ei maksa sellest. Jah, just. Võtke raha sealt. Võtke raha sealt. Et selles suhtes, kas te ei tea, ma olen eestlane, meil oli mitusada aastat väga-väga raske. Et palun, las eurooplased tulevad, ehita mulle haigla, ehita mulle kool, ehita mulle see kuradi maantee, ära ehita mulle seda rongiteed või ehita, ma ei tea, ma mõtlen ümber võib-olla. Aga Euroopas ei taha olla. Ja, aga oma tuulikuid ära siia too, las soomlased teevad meile tuumaenergiat hästi odavalt seal juures. Ja kui mul ei ole raha maksta, siis keegi teine maksab kindlasti. Relvad, ma pean sellest maksma. Ei, kuule, oota, miks ameeriklased ei saada meile lihtsalt, kas te ei tea, et meil oli raske ükskord. See mentaliteet tegelikult on nagu natuke naljakas, et nagu mingi, täitsa pekkis, nagu mis mõttes, nagu ma pean makse tõstma, et nagu ma olen 3 aastat endale uut X5 saanud osta, nagu mingi, mida mu naaber arvab. Ja ma olen seda kuulnud ka, ütleme nii, et erinevatelt raamatupidajatelt, et anyway on ju tegelikult Eestis on lahendus olemas, kui sa ei taha makse liiga palju. See OÜtamine on täiesti persest nagu. Kui palju auke seal sees on? Kuidas saab? Andekad inimesed saavad nagu teha, aga kurat ära virisse siis ka. Täpselt, ja siis ma kuulsin, et üks skämm on see, mis vist tõenäoliselt siiamaani on tehtav, on see, et kui sa ei maksa sotsmaksu, sa võtad, ma ei tea, sullis välja, kui jama tuleb, paned sullis tagasi. Sotsmaks on see, mis läheb sotsiaaldemokraatidele. Jah, täpselt. Kanne on ka punasena märgitud, sest miinused. Aga et ühesõnaga, sa saad nii teha, et kui sul ei maksa seda sotsmaksu, siis võib-olla ma lähen sitta ja võib-olla see oli 5 aasta tagune jutt, aga kui sa oled luumurruga taksos ja õnnetus on juhtunud, sa võid põhimõtteliselt taksos olla see raamatupidajale helistada, öelda, et maksa see sotsmaks ära, see 90, jõuad EMO-sse ja siis sa oled juba kindlustatud. No meil on e-riik, nii et teoreetiliselt ma ise kujutan ette, et see on täitsa võimalik. Ma olen ikkagi valdava mul on ettevõte, mille alt ma olen teenust nagu osutanud, aga see on alati olnud siuke nagu hobiprojekt, et ma olen nagu alati olnud nagu tööl kuskil. Ma ei ole nagu ise nagu selles suhtes nagu nii pidanud nagu kurssi viima ennast sellega. Aga mul on see teooria, et veits keeruline seletada, sest ma olen idioot ja mul pole sõnavara, aga et nagu see OÜtamine veits muutub nagu siukseks Ameerika eraisikusüsteemiks, et sa pead nagu see tagantjärgi aruandlus, mis ma olen kuulnud, et USAs on vaata need
IRA agendid, et sa põhimõtteliselt elad lõdvalt nagu terve aasta justkui siis korra aastas on see putsi, ma pean iga asjaga nagu näitama, on ju. Et siis OÜ-tamisega on ka see, et sa saad hästi palju nagu sitta teha, aga siis mingi hetk on see majandusaasta aruanne, ja siis kui on neid soolo OÜ-si on nagu varsti tõenäoliselt sama palju kui inimesi, võib-olla on ammu juba, ma ei tea. No, ma ei mäleta, ei, see number oli metsik, minu arust seal oli ikka, neid oli OÜ-sid oli nagu mingi sadades, tuhandest, sest osad on ju teinud vaata mingi riiuli ettevõtteid ka, mis võib-olla ma teen, ma ei tea, võib-olla me, ma ei tea, mingid tüübid teevad pohmapäeval joovad longerat, mõtlevad, et me tuli räigelt geniaalne äri, teeme kohe ettevõtte ära, on ju, aga noh, ma ei tea, siis lähevad edasi Balta Chilli või mida iganes ja siis, pärast on nii paha, et ei taha tükk aega üksteisega rääkida. Rääkin sellest, et idee ununes ära võib-olla vahepeal. Edut on ikka olemas. Kuule, aga me tõmbame vaikselt otsad kokku. Mis sa sellest, ma leidsin ühe quote'i, mis mulle väga meeldis, me lõpuks autorit ei leidnud. Mõni ütles, et see on Jay Leno quote, aga see on kindlasti varasem quote, et politics is show business for ugly people. Et seal nagu on tõde olemas, see on veidikene julm ja pealiskaudne asi, sest väga palju ilusaid poliitikuid on ja ükski inimene ei ole tegelikult kole. Välimust on üldse nõme nagu arvustada, aga et seal on... aru, miks sa seda ütled? Aga seal on see, et ju nagu mingi loll edevus on ju ka, et kui sa tahaks olla lihtsalt poliitikat räigelt teha, sa saaks vabalt olla see hall või lilla kardinal, et oleneb kumb siis on ju, aga et tegelikult sa saad ju palju suuremaid asju liigutada, aga nii, et sa ei pea nagu võib-olla pildis olema nii palju. Või see on ka mingi müüt, et tegelikult sa pead olema pildis ja su nimi maksab rohkem kui mingid oskused. Ma ei tea. Ma ise olen vahepeal, kui mul on olnud sellised nagu poliitilise frustratsiooni hetked või nagu, siis ma olen öelnud, et poliitikas olemiseks sa pead olema kas sotsiopaat, idealist või ideoloog või ei, sotsiopaat, idealist või idioot. Või siis nagu mingi, et selles suhtes, et sa pead see sotsiopaadi mõõde just selles mõttes, et sul peab olema nagu päris paks nahk, sellepärast, et sa saad ikka päris palju nagu paska krae vahele. Sõna otseses mõttes, et ütleme ka see aeg, kus mina seal olin ka, et seal oli ikka vaimse tervise mõttes, see oli ikka nagu fucking challenging. Et me mingi, õnneks mu mingi peamine maandusviis on mingi trennis käimine, aga siis mingi hetk paned lihtsalt nagu 5 korda nädalas trenni tunne, et liigesed hakkavad järele, siis nagu lihtsalt see stress on nagu nii palju, see on vaja see offloadida, on ju. Aga teine asi on see, et kui sa idioot vaata, siis sa ei saa nagu nii ise aru, on ju. Sa ei saa aru, et teised inimesed sind idioodiks peavad, sa ei saa ise aru, et sa idioot sulle. Selles suhtes, et ma ei tea, kui Kristen Michal ütles siin, et loll on raske olla, et mina ei tea, minust lollidel, mul tundub väga lihtne olla, kõigil teistel nende ümber on nagu keeruline, eks ole. Julge üleminek idioodi pealt Michalile. Ja või siis ongi idealistid, et kes on nagu tõesti, et neil on mingi erakordne power, et nad suudavad võtta mingi energia, isegi kui neil alati kõik ei lähe hästi, nad nagu suudavad kuidagi nagu säilitada ja kogu aeg edasi pushida, et see oli nagu see, miks ma ju üldse poliitikasse või nagu niimoodi Lauri juurde tööle läksin, sest temas ma nägin seda inimest, see on nagu erakordne töövõime lihtsalt, et kui ma nägin kõrvalt, minul tekkis läbi põlemine tema kalendri vaatamisest. Et see oli nagu erakordne haige, kui see on valimiste periood, sa oled siseminister, sa oled erakonna juht, sul on valimiste periood, sul on nagu mingisugune eelarvekriis, sul on samal ajal mingi piiri peal on võib-olla mingi Venemaaga mingi väike kriisikene brewing, on ju. Et sa paned nagu lihtsalt see 24 tundi ja see oli täiesti standard, et me arutasime kell 11-12 õhtul, me arutasime järgmise päeva asju, sest me ei saanud hommikuni nendega oodata, sest me teadsime, et see hommikul lendab meile näkku. Või siis tuli kell 11-12, tuli kas nagu valitsusaasta oli mingi õnnetus juhtunud või mingi riik oli mingi otsuse teinud, on ju mingi piir sulgeda, avada, whatever, on ju, või mingi viisasüsteemi muuta. See info tuleb jälle sisse ja meie peame järgmine päev nagu valmis sisuliselt, me teame, et me hommikul ma teen silmad lahti, mul tuleb panniga näkku jälle. Et see ütleme, tipp-poliitikas on kindlasti see, et sul peab olema selline erakordne nagu töövõime ja vastupidavus. Aga jah, ütleme, ma arvan, et seal idioodid mõnikord neil läheb hästi, on ju, pannakse siin nagu vaja. Aga see kõige tugevam vist peab olema see missioonitunne, sest tegelikult ju need Eesti palgad pole nii suured, et see saaks ammu minna. See ongi see idealisti see, ja ütleme, sotsiopaadid on need, et nendel on ikkagi ajendab see puhtalt see nagu võimujanu. Ja ma tahan olla nagu hästi tähtis, et
mul nagu on praegu küsitud, on ju, et miks ma uuesti ei kandideerinud või miks ma praegu nagu poliitikast olen nagu tagasi tõmmanud, sest minu vastus ongi olnud see, et idioodiks ma vähemalt ise ennast ei pea, on ju, aga ma pole veel piisavalt sotsiopaat ega idealist, et ma lihtsalt tunnen, et on korraks vaja tagasi tõmmata, vaadata asju eemalt, võib-olla ennast kalibreerida, et minul ei ole sellist nagu võimujanu, et ma tahaks olla võimu pärast. Ma tahaks teha nagu mingeid kindlaid asju, nagu näha, et kui mul tekib mingi võimalus mingeid asju muuta, midagi, mida teha, mingid ideed, et siis ma tahan seda teha, aga mitte nagu lihtsalt see, et pange mind poliitikasse wherever, ma tahaks lihtsalt nagu kommenteerida midagi nagu lehes. See on nagu pointless. Aga millal see oli, sa oled mitu korda nüüd öelnud, Lauri on ju ilmselt räägib Lauri Läänemetsast, aga millal ta ütles, et vootele, ära ütle enam härra Läänemets, kutsu mind Lauriks? Või sa teadsid enne teda juba? Ei, selles suhtes ta ikkagi, kui ta mind kutsus, see on nagu selline võib-olla nagu ongi, et nagu poliitika kulisside tagune, kuidas asjad käivad, et tegelikult ma tutvusin taga enne, kui ta sai erakonna esimeheks, et kuna ta oli siis nagu täitsa tundmatu veel laias meediaplaanis erakonna sees tuntud, mujal mitte, tal oli vaja nagu mingit abi nagu, et kuidas ennast nagu mujal nagu suures meedias nähtavamaks teha, et mina siis nagu mulle tema nagu, meil oli selline hästi hea isiksuste vaheline nagu klapp, et me nagu suht nagu esimese tunni aja pealt juba me suht nagu mõtlesime nagu samal laine sagedusel, me vaidlesime, aga me alati vaidlesime niimoodi, et me jõudsime mingisugusele kas üks veenas üht, teine teist, või siis me jõudsime mingisuguse täiesti uue mingisuguse mõtte või lahenduseni. Ja sealt meie see koostöö alguse sai, siis ta sai erakonna esimeheks, aga siis olid sotsidel opositsioonis, siis mingi hetk ma olin Kreekas puhkuses oli 2022 suve algus. Vuplites, ma olingi Vuplites, kus literally ma olin Naksuse saarel, ma olin Vuplites, ma olin rannas, ma olin ära jõudnud, ma arvan, et nagu mingi 2 piinjakoladat kindlasti juba selleks, sest see oli ikkagi juba, kell oli palju, kell oli 2 päeval. ja siis äkki on niimoodi, et tuleb kõne peale, et kuule, et meil nüüd läks koalitsiooni läbirääkimisteks, et kuule, aita mulle, et kuidas me Reformierakonna või et kuidas me nagu neid asju arutame ja nii edasi ja nii edasi. Sülitasid algsi välja. Ei, tellisin juurde. Ja siis ma mäletan, kuidas, ma ei tea, võib-olla pead välja lõika, võib-olla mitte, ja mäletan, et kuidas oli mingisugune, kuna see Lauril olid nagu ka esimesed läbirääkimised, koalitsiooni läbirääkimised erakonna esimehena, siis see oli niimoodi, et helistab mulle ja ma esimest korda, siis ma kuulsin ta esimest korda nagu ärrituna, mees kunagi ei vihasta, ma nagu 4 aasta jooksul olen näinud 3 korda, kuidas tüüp on natuke pahane. Ja tookord, ja see oli üks nendest kordast, kus ta oli, et ma ei suuda, need Reformierakonnad, need on täielikult kaabakad, need on kaagid ju, see ei ole nagu mis asja nagu, nad ei saanud Kajaga nagu, neil see isiklik klapp ei olnud nagu seal alati kõige parem ja siis ma olin mingi, et oota, okei, et ära veel välja jaluta, vaatame, äkki me leiame siin mingi lahenduse ja siis seal ma olen nagu Vuplites Naksuse rannas on ju, taarun edasi-tagasi, varbad vees ja siis ma helistasin Keit Pentus-Rosimannusele, kellega mul on minevikust nagu hea kontakti, kellega ma olen alati hästi läbi, siis ma helistasin Keidule, ütlesin, et kuule Keit, et tead, et ma just kuulsin esimest korda Laurit pahas, et teil hakkab see asi seal hapuks minema. Ma ei saa, ma nagu praegu ei saa rohkem aidata, aga et ma arvan, et on oluline, et sa teaksid, et asi on praegu nagu asja kurjaks minema. Et praegu ja siis nad juba vist omavahel siis leppisid kokku, et nad räägivad otse omavahel ja siis seal nagu natukene räägiti omavahel ja ühesõnaga kõik läks nagu edasi. Aga jaa, et selleks, kui Lauri mind tööle kutsuma, ikkagi teadsime üksteist juba. Ja siis ma hakkasin teda nagu juba irooniliselt kutsuma härra minister. Siis nüüd ma kutsun teda härra eksminister ja siis viimane kord ma panin seal teatavatel põhjustel härra peominister. Sellest me ei tea midagi. jah. Aga väga põnev, kui tahad näha väga tuusa intekat, siis minu meelest see, mis sa tegid Ekspressile, kui see jama oli. Selle ma vaatasin nagu, ma üldiselt ei vaata sellise teemaga asju, aga kuna ma sind tean ja vaatasin, et ma ei saanud lõpuni aru lõpuks, mis see jama oli. Ja siis ma vaatasin lihtsalt, rääkige kuidagi. Ja siis see väike väga viisakas ajakirjanik seal siis sinu nagu julge rinde ees seal stutsis nagu ma sain asja selgemaks, väga tuus oli, vaadake seda. Paras segane olukord. Aga lõpuks siis ma ütlesin, et ma küsin sult ühe asja ka, et sa tõestaks oma ikkagi seda erapooletust ja apoliitilisust, et
mida siis ikkagi, et meil ei mõjuks nagu kuidagi kallutatud see episood, et siis mis siis ikkagi näiteks EKRE on hästi teinud ja mida Keskerakond on Tallinnas hästi teinud ja mida EKRE oma valitsuse ajal hästi tegi. Lihtsalt paar näidet, siis me teame, et me ei ole kallutatud ja kõik kuulajad on ka selles täiesti kindlad siis. No, Keskerakonna puhul võib-olla see on nagu, ja see on hot take natuke. Et see, et nad on nagu läbi aastate sellele Vene valijale panustanud, aga nad samas, sa ei saa öelda, et oleks nagu päris venemeelne erakond, nagu selles mõttes, kui sa võtad nagu siin kas või Moldova, kus see nädala lõppvalimised on ja jälle on mingi, võib asi pekki minna, ja teisi riike, kus on ikkagi nagu täiesti nagu directly venemeelsed erakonnad, et Keskerakond mõnes mõttes poliitilises mõttes on suutnud nagu Vene elanikkonda hoida nagu mingisuguses ikkagi nagu Eesti või nagu Eesti ja Euroopa väärtuste nagu mõjuruumis. Ja osalt nagu nad on teinud seda tänu sellele ka näiteks, et nad on tõesti Tallinna linnast, kui sa räägid, et ma ise olen Lasnamäe serval, ma mõnikord liigun ikka Lasnamäe ringi ka, et kui sa võrdled nagu Lasnamäe sellist nagu elamurajooni sellega, mis ma olen näinud Peterburis või siis, kui ma kunagi käisin või kui ma olen kas või Ukrainas käinud, eks ole, teistes suurlinnas, et ma arvan, et see, et Keskerakond on andnud nagu Lasnamäe inimestele erinevalt teistest linnast, kus võib-olla sellised nagu rajoonid nagu tõrjutakse kuidagi ära, vaadatakse, et oleks, et nõmmekatel oleks ilus, mis on ka loomulikult oluline, et aga see on ikkagi kõige suurema rahvastiku tihedusega piirkond linnas ja see, et see näeks nagu ilus välja, et see ka areneks, et sinna ka investeeritakse, et see on tegelikult väga oluline just selleks, et need inimesed oleks nagu oma eluga ikkagi natukene nagu rahul. Et nad nagu tunneksid nagu ka, et riik on nende jaoks, mitte niimoodi, et sina elad seal Lasnamäes nagu mingi pommiaugus on ju, piltlikult öeldes, ja siis igal pool mujal linnas on kõigil on nagu luxury life on ju. Et ma arvan, et see on nagu ühest küljest on nagu positiivne, teisest küljest nüüd me võime ikkagi küsida seda, et kas see, et nad nagu sellist nagu on nagu seda, et kus see nagu mõistlik piir on läinud nagu selle Vene valija poolehoiu hoidmisel, sest kui mulle tulevad seal Majaka tänaval koerajalutes, tulevad vastu seal Majaka teeninduskooli õpilased, kes on minust, eks ole, seal pea 20 aastat nooremad, sündinud kasvanud Eesti Vabariigis, ja tegelikult nad ei oska mult isegi nagu eesti keeles suitsu küsida, siis kuskil oleme ikka räigelt neid alt vedanud, et me oleme räigelt neid inimesi alt vedanud, sest kui sa oled nagu tänapäeva Eestis umbkeelne sisuliselt, mis on su võimalused minna edasi õppima ülikooli või nagu üldse kuskilt nagu nendest, tegelikult keskkooli ajaks peaksid oskama ikkagi rääkida keelt, et see on nagu, see on selline kahe otsaga asi, ma arvan, et tasuta ühistransport tegelikult on ikkagi ennast ju eksperimendina tõestanud ja ma ei usu, et keegi seda praegu väga tahaks nagu ümber lükata. EKRE puhul ma ei ole nagu ütleme niimoodi, et ma tõesti nagu see, mida nad on, see, kuidas nad on asju ajanud, kui nad on olnud tegelikult niimoodi, et nad on valitsuses olnud, mis nad olid 2 aastat, No ma ütlesin liiga enesekindlalt, ma ei teadnud, ma ütlesin kohe. Nad olid 2 aastat nagu valitsus, ma arvan, et selle ajaga parim, mis nad tegid, oli see, et nad näitasid, kes nad on inimestele. Aga okei, selleks on ju, et aga seda lärmi oli nii palju, et isegi kui nad oleks teinud midagi nagu väga mõistlikku, mida ma muidu pooldan, siis seda võib-olla ei märkamatuks. Mida ma tean on see, et juba tegelikult toona Mart Helme tegi nagu ettepaneku siis mitte, et nagu piirivalvele anda nagu mingi täiendav reserv, üksus, et kui piiril peaks olema mingi kriis, keegi üritab sisse tulla, mis iganes on ju mingi migratsioonikriis, et oleks piirivalvel oleks mingi reserv, piirivalvel ja PPA-l, siis oleks mingi reservüksus nagu, mida koondada kokku, et mingitest inimest. Ja toona siis selle vastu tekkis hästi terav valuline avalik reaktsioon, öeldi, et palun väga, et nüüd tuli Mart Helme tahab luua oma eraarmeed, on ju. Nüüd olles nagu, kui ma täiesti nagu aus olla, olles tema vastu aus, esiteks, see ei olnud muidugi tema geniaalne idee. See idee on, PPA-l oli juba ammu olnud olemas ja see vajadus on nagu selge, eriti täna on ju, kus me oleme näinud siin, ma ei tea, Eesti on ainus riik terves Ida-Euroopas, kus ei ole nagu üritatud nagu vägisi üle piiri tulla mingite põgenike hulkadega, eks ole, et meil on Soomel on ju piirid siiamaani kinni, Lätis, Leedus, Poolas, igal pool on mingid nagu väiksemad või suuremad jamad olnud pidevalt või mingi pidev jama, meil ei ole seda olnud, aga seda reservi on vaja.
aga noh, tema nagu toona oma poliitilise sellise reputatsiooni pärast siis öeldigi, et noh, et ei ole niimoodi, et tuleb mingi parem populist nagu siseministriks hakkab oma eraarmeed tegema politseisse, aga noh, Lauriga tegime ära. Smooth landing. Et jah, aga noh, see oli nagu selline asi, et noh, mida ta üritas teha, mida ta ei saanud tehtud oma võib-olla reputatsiooni pärast ja mis oli võib-olla nagu noh, aga noh, mis nüüd on nagu tehtud, aga tõesti jah, kahjuks nagu midagi rohkem nagu ei meenu. Yeah. Ma lõikan sealt maalt ära, kus sa ütlesid, nad näitasid, kes nad on episood läbi. Kuule, thanks Vootele, mul on nüüd väike kuse taga juba ja panemegi kokku ja lähme vaatame kabiinid üle. Jah, ütle siis oma kandidaadi number ka. Lõpus ikkagi. Ei ole kandidaadi number. Võib-olla 1,5 aasta pärast. Jah, davai. Okay, cool, thanks.